teenused ja kuidas neid hankida keskkonnahoidlikult. Minu nimi on Erki Fels, ma olen vandeadvokaat advokaadibüroost PwC Legal ja täna kava on väga põnev, et esmalt ma teeksin hästi kiire ja lühikese tutvustuse neile, kes veel ei tea, millised on kohustuslikud nõuded puhastustoodete ja teenuste hangetes ja seejärel juba kuulame valdkonna eksperte ja erasektori esindajaid, teeme siis arutelu ja lõpetame oma pärastlõuna siis ökomärgiste teemal kuulame sellest, et miks on kasulik ökomärgiseid puhastusteenuste ja toodete valdkonnas nõuda. Me salvestame tänast koolitust ja see ringleb siis edaspidi avaliku sektori infoportaalides, et saate oma kolleegidele soovitada või kellel hakkab igav praegu, et saab siis tulevikus järele vaadata, kui peab hakkama puhastusteenuseid jälle hankima. Nüüd, keskkonnaministri määrus jõustus 1. jaanuaril 2022 ja sätestab meile teatud kohustuslikud tingimused, mida kõik avaliku sektori hankijad ja võrgustiku sektori hankijad peavad oma riigihangetes arvesse võtma, kui need riigihanked ületavad riigihangete piirmäära. Ja ei ole kohustuslik lihthangetes, aga ei ole ka keelatud. Ja lisaks nende kohustuslikele tingimustele on ka mõned soovituslikud tingimused. Minu eesmärk praegu on hästi lühidalt neid tutvustada. Niisiis esmalt puhastustooted, milleks määrus siis loeb puhastusaineid ja puhastustarvikuid. Ja see esimene kohustuslik tingimus nüüd valdkonna spetsialistidele jääb kohe silma, et kasutatud on natukene üldist terminoloogiat puhastusvahendid, aga puhastusvahendite all vist turuosalised mõtlevad ühelt poolt tarvikuid ja teiselt poolt aineid, et siin kriteeriumis, nii nagu määruses on mõeldud, peetakse silmas puhastusaineid ja kohustuslik tingimus, mille need on kopeeritavad otse riigihanke alusdokumenti, need lähevad ka ühel hetkel koostöös Rahandusministeeriumiga üritame panna riigihangete registrisse nii, et nad oleksid automaatselt valitavad ja me saaksime oma riigihangetele selle rohelise lillekese, et on nagu keskkonnahoidlik riigihange. Et küll, mis on see probleem, on see, et määruses on sätestatud need tingimused mitte otse kopeeritavana, sellepärast, et määruses on öeldud lihtsalt tingimused, riigihankes me peame otsustama, et millises hankeetapis, millise tingimusena me seda kehtestame. No näiteks see tingimus võiks olla kas tehniline kirjeldus või vastavustingimus. Tehniline kirjeldus, eks ole, võimaldab meil seda, et me tingimata ei küsi tõendeid pakkujalt. Vastavustingimus tähendab, et me peame küsima mingisugust dokumentatsiooni. No siis sellise tingimuse puhul me peaksime küsima, kui see on vastavustingimus, siis pakkujalt seda, et ta esitaks loetelu nendest puhastusvahenditest või puhastusainetest, mida ta kasutab ja ka vastavad tõendid, et need on kas vastavad ökomärgise kriteeriumitele, kuidas tõendada seda, et miski vastab ökomärgise kriteeriumitele läbi selle, et meil on ökomärgis või muud tõendid. Muud tõendid võib olla tootjakinnitus, muud tõendid võib olla siis erapooletu audiitori kinnitus selle kohta, et see puhastusvahend vastab tingimustele. Praktikas ma usun, et selliseid audiitori kinnitusi võtma ei hakata, sellepärast, et sisuliselt oleks lihtsam ju siis ökomärgisega tooteid kasutada. Aga kui me vaatame sellist tingimust, siis kätepesuseep, kui me hangime kätepesuseepi, siis taaskord tegemist on tehnilise kirjelduse tingimusega või vastavustingimusega ja siin on lihtsalt oluline silmas pidada, et määrus viitab Euroopa Komisjoni otsusele, mis on kehtestanud ökomärgise, mis tänasest enam kehtiv ei ole, mistõttu, et kui te kasutate seda tingimust ja seda peab kasutama puhastustooteid hankides, siis tuleks lisada ka see oranžiks markeeritud osa. Et uus hetkel kehtiv komisjoni otsus on siin olemas. Et sinna nüanssidesse
on meil ebavajalik minna, sellepärast, et hankija ülesanne ei ole hakata ise tegema audiitori tööd ja ise tuvastama seda, et kas kätepesu see nüüd vastab ökomärgise nõuetele või mitte. See ei ole hankija ülesanne, me tahame, et hankijad ei tegeleks sellise tegevusega, sest hankija tahab saada lepingusse, ta ei saa teha audiitori tööd, uurida, et kas mingisugused tooted vastavad sellele või mitte. Kõik see tõendamine on pandud pakkuja õlgadele. Ja pakkuja tõendab seda kas ökomärgisega, samaväärse märgisega või siis vastavushindamisasutuse tõendiga või erapooletu audiitori tõendiga, et tema toode vastab nendele kriteeriumidele. Sama lugu siin, et pehmepaberist tooted peavad vastama siis 14.024 tüüpi ökomärgisele kriteeriumidele või siis samaväärsele ja tõendid selle kohta peab esitama pakkuja. Nüüd, millega on tegemist? Taas kord tehniline kirjeldus või vastavustingimus. Ja see on puhastustoodete puhul kõik, mis on kohustuslik. Lisaks sellele lihtsalt teadmiseks, kes tahab olla eeskujulik, siis soovituslikud tingimused ja see puudutab tekstiilist käterätikuid, oleme toonud siis näite selle kohta, et seda võib kehtestada tehnilises kirjelduses või hindamiskriteeriumide all. Ja need oranžiks tehtud osad on valikulised, et protsendid ja punktimäärad on hankija enda otsustada, kuna tegemist on soovitusliku kriteeriumiga. Aga tuleme selle olulisema teema juurde, selleks on puhastusteenused. Puhastusteenuste valdkonnas on need tingimusi pisut rohkem ja tingimused on pisut keerukamad. Et puhastusteenus on selline regulaarne puhastusteenus, regulaarne tähendab kord kuus vähemalt ja klaaspindade puhul vähemalt siis kord 3 kuu jooksul. Et mis on siin kohustuslikku? Esmalt, kui te vaatate seda tingimust, siis võib jääda mulje sellest määrusest, et tegemist on samamoodi jälle tehnilise kirjelduse või vastavustingimusega ja praegu on kõik need kohustuslikud nõuded registrisse pandudki vastavustingimuste alla. See ei ole vastavustingimus, sellepärast, et sest riigihanke olemuslikult on tegemist kvalifitseerimise tingimusega ja kvalifitseerimistingimus küsib meilt nagu varasema kogemuse kohta ja sellepärast siis see tingimuse sõnastus, ma tõesti ei loe neid sõnastusi ette, ma teen väga kiiret ülevaadet, et see sõnastus võiks olla selline, et peab olema siis varasem kogemus nende lepingute täitmisel. Minu eelmisest koolist võib-olla kellelegi jäi mulje, et ma väitsin, et võib esitada nõudeid Qualifis töötajate kohta, seda ma ei väitnud, ma räägin pakkujast ehk ettevõtjast. Ettevõtjal on varasem kogemus selliste lepingute täitmisel, kus on kasutatud siis neid ökomärgiseid. Ja nüüd selle kvalifitseerimise tingimuse täidab ära ka see, kui pakkujale on väljastatud puhastusteenuste ökomärgis. Sellepärast, et see ökomärgis omakorda kehtestab nõude, et pakkuja ettevõttes peabki vähemalt 50% ulatuses toimuma see puhastustööd siis ökomärgistatud toodetega. Ja dokumendinõue ka, eks ole, siis kui me oleme kehtestanud kvalifitseerimistingimuse, siis dokumendinõue olenevalt nüüd sellest, kui rangeks tahab hankija minna, me oleme teinud näidistingimused kõige minimaalsemad. Kõige minimaalsemad, ehk siis vähemalt üks varasem leping, kus on siis kasutatud ökomärgiseid. Või kui meil on see puhastusteenuste ökomärgis, siis me esitame selle sertifikaadi. Mis veel on puhastusteenuste puhul kohustuslik, on koolitus, mida me saame ka loodetavasti avada siin turuosalistega, et kuidas üldse koolitatakse puhastustöötajaid tänapäeval, aga kõik hankijad peavad küsima ka enne lepingu täitmisele asumist siis tõendid, et see, kes on võitnud, see ettevõtja on viinud oma töötajatele läbi siis koolituse, on see siis organisatsiooni sisene või väline, aga teinud koolituse, mis siis käsitleb neid konkreetseid aspekte. Ja selle kohta siis esitatakse tõendeid. Millega on tegemist? Taas kord tegemist ei ole vastavustingimusega, meil ei ole mõtet nõuda selliseid asju pakkumuse esitamise hetkel,
eks ole, ärme koorma pakkujaid üleliigselt üle, tegemist on klassikalise lepingu tingimusega. Ja puhastusteenuste puhul on ka sellised 2 soovituslikku kriteeriumi. Nendeks on tekstiilist puhastustarvikud, kus taas kord võimalus kehtestada see kas tehnilises kirjelduses või hindamise kriteeriumis ja otsustada nende koguste osas, suurusjärkude osas, kas kõik puhastustarvikud peavad olema mikrokiust või mingisugune suurusjärk selle lepingu täitmise juures. Ja üks minu meelest selline vahva soovituslik kriteerium on see, et peaks nõudma kasutusjuhendit, et pakkuja peaks esitama tekstiilist puhastustarvikute kohta juhendi, kus on kirjas siis, kuidas kasutada ja kuidas seda pesta, eks ole. Võib olla vales kohas, võib-olla peaks olema puhastus toodete juures, et iseenesest ju puhastusteenust osutab ettevõtja ise ja ju tema töötajad on selle juhendiga kokku puutunud, kas või läbi selle koolituse, et miks on seda hankel endal vaja. Aga põhimõtteliselt on võimalik selline tingimus seada, millega on tegu, see oleks siis vastavustingimus, et pakkumuse koosseisus esitatakse siis ka nende tarvikute kohta see kasutusjuhend. Nii. Ma olen jätnud ühe tingimuse meelega siia lõppu, selleks on seire. See on tingimus, mis, ma vabandan selle väga teksti täis slaidi eest, et tingimusest on väga pikk. Aga kui ma olen rääkinud siin turuosaliste ja ekspertidega, et väga keeruline on seda sisustada, et mida on vaja teha pakkujatele, mida peaks hankija nõudma ja mida peaks hankija ise kontrollima. Et ma saan aru, et mõtteks on see, et pakkuja kehtestaks lepingu täitmise jaoks endale keskkonnajuhtimissüsteemi, kuidas ta seda lepingut siis täidab ja et ta siis seiraks seda. Aga kui te märkate, et siin on öeldud, et lepingu täitmise ajaks tuleb see kehtestada, mis tähendab, et tegemist on lepingu tingimusega. Põhimõtteliselt ei ole vaja seda tegevuskorda nõuda pakkumuse koosseisus. Seda saab teha siis pakkujaga, kui ta on juba edukaks tunnistatud ja hakkab seda lepingut täitma. Aga nüüd see tegevuskord, et määruses on öeldud, et mille alusel jälgib ja talletab pakkumuses esitatud näitajate täitmist. Ma ei ole päris kindel, et pakkumuses tegelikult üldse neid näitajaid esitatakse, kui hankija neid ka ei küsi, eks ole. Et ma ise arvan, et see on siin, selle lausosa võib hanketingimusest ära kustutada ja tegelik mõte on seal see, et tuleb teha siis seiret iga 4 kuu tagant, mille käigus siis, selle seire käigus, talletatakse need aspektid, mis on praegu teie siin slaidil. Et see on see, mida tahetakse selle tegevuskorra all. Nüüd, see tegevuskord võiks olla aktuaalne minu hinnangul ja pärast siis järgmised kõnelejad saavad öelda, et kas mul on õigus, et see võiks olla aktuaalne siis, kui pakkujal ei ole keskkonnajuhtimissüsteemi endal juba olemas. Et kui on ISO 14001 alusel see keskkonnajuhtimissüsteem pakkujal olemas, siis tegelikult nagunii seirab oma ettevõtte sees kõiki neid aspekte ja oleks lihtsalt bürokraatlik nõuda seda veel eraldi selle spetsiaalse lepingu täitmise jaoks. Ja ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi kõrval eksisteerib ka EMAS, Euroopa Liidu ekvivalent, et kui ka on EMAS registreering, et siis see võiks ka asendada seda tegevuskorra nõuet. Mõtleme selle peale, eks ole, siin nüüd arutelu käigus ka. Ja teine see seire tingimus, mis on samuti lepingu tingimus, räägib siis vähesest keskkonnamõjust ja mille mõtteks, ja see on väga ilus mõte, minust oluline, et siis lepingu täitmise käigus tuleb tagada puhastusteenuse osutajal vähene keskkonnamõju. Ja mida see vähene keskkonnamõju tähendab? See tähendab seda, et tuleb kasutada vahendeid juhendi kohaselt, kus vähegi võimalik seal kasutada ökomärgistatud vahendeid ja minimeerida ühekordsete vahendite kasutamist ning tagada optimaalne vee kasutus. Midagi peaks siin veel olema. Ja vähendada puhastamise käigus tekkinud tahkete jäätmete kogust. Ja veel on üks. Tagada jäätmete liigiti kogumine. Et need on nüüd nõuded, mis lähevad lepingusse, eelduslikult see avalik sektor, eks ole, arvestab seda oma lepingu tingimusi. Seda on minu arust väga normaalsed nõuded.
siin ei ole mingid piirmäärasid või näitajaid, et seda ei ole me vähemalt selles näidistingimustes kehtestatud, et ja siin võib-olla hankijatel endal, kui neil on mingisugused spetsiifilisemad targetid, mida nad tahavad saavutada, siis nad peavad selle oma lepingusse konkreetsemalt kirjutama. Kui see jääb sellisel kujul lepingusse, siis see on nagu selline hea tahe, et teenusepakkuja üha rohkem vaatab seda keskkonnamõju, mida ta põhjustab ja vähendab seda siis läbi nende eesmärkide. Et see olukord ei saaks minna vastupidiseks, et hoopis suureneb nende ühekordsete puhastusarvikute kasutamise maht või jäätmete liigiti kogumine lõpeb ära või midagi sellist. Et selline oleks siis see seire tingimus. Aga minu aeg on täis. Ma juhatan kohe siis järgmise esineja. Enne seda ma ütlen, et küsimused on oodatud. Ma palun, et need tuleksid chati kaudu, et me saaksime need esitada siis siin ka kõva häälega õigetele inimestele, kas siis mina või Helge või Solli esindajad. Et küsimused ma palun chati kaudu, et siis me saame neid edastada. Ja hoogsalt liigume edasi, et mul on suur rõõm paluda siia tõesti inimene, keda mulle tutvustati kui puhastusteenuste kvaliteedi kuningana, kes on kutsekomisjoni esimees selles valdkonnas, kes on aidanud koostada standardeid, kes on selles valdkonnas tegutsenud aastast 1993 ja tõesti väga kogenud inimene ja oskab meile rääkida sellest, et milline näeb välja siis tark puhastusteenuse hankimine. Helga, palun. Aitäh. Panen sulle seda. Võta punastama vaskele, see sisse juhatus. Panen sulle kas saidid. Kas me said näha? Super. Nii, aga lava on sinu. Nii, ega minu poolt ja asume aga kiiresti asja kallale, sest aeg on kõigest 20 minutit. Et siis kuidas teadlikult puhastusteenust hankida? Selline teadlik olek, vahet ei ole, mis valdkonnas, see on kuidagi nii tähtis. Et me oleme siin ja praegu ja ajame õiget asja. Ja kui nüüd paari sõnaga endast veel, et kus ma siis nagu tulen, et ettevõtte puhastusekspert, mis siis sellel aastal saab 24-aastaseks, järgmine aasta saame veerandsajandist juubelit pidada. Ja millega me tegeleme, et selline tõeline südameasi on see, et tõesti teadlikult seda maailma üheskoos puhtamaks teha. Rõhk on sõnal teadlikult ja üheskoos ja puhtamaks. Ja mida me selleks teeme, et ka hankeid on saanud päris palju nõustada ja kui siin oli juttu, et kes kuulajad on, siis nii siin saalis kui ka mujal on ikka selliseid toredaid koostöökogemusi olnud. Ja kindlasti tuleb koolitada, nagu seal nõuetes oli, viia läbi auditeid, vaadata, kas ikka on puhas, käia mõõtmas, võtta sinine lamp kaasa, vaadata, kas on ikka puhas, et mida siis kuskil vaja on. Ja kõik on selleks nagu sinna markeete rakendatud, et me saame puhtaks ja kuidagi minimaalse ressursiga. Et see minu uskumus on see, et meil peab olema paigas, mis meie eesmärk on, see nii nagu taksos istudes, et me ei ütle, et viinid koju, vaid ma ütlen aadressi puhas, sest puhtused on ju erinevad. Autoremonditööde hoida, haigla, seeruum, need on erinevad. Ja siis iga liigutus peaks maksimaalselt võtma mustust kaasa, sealt ära viima. Nüüd on matemaatiline tehe. Enne oli must, nüüd on puhas, nüüd viin ära. Ja selle seaduse valguses siis minimaalselt kasutama erinevaid siis ressursse selleks ja see on täiesti võimalik, kui me teeme teadlikult. Ja nii nagu juba öeldi, et jah, minu teekond see 93. aastal alguse ja tõesti juba ikka hirmus pikka aega. Ja kui keegi oleks 30 aastat tagasi nagu tänast päeva niimoodi filmi peal näidanud, ei iialgi, et kindlasti ma ei ole olnud koristusvänn, vaid lihtsalt on elu viinud sinna. Aga see on tõesti paganama põnev. Ja hariduselt olen ma tegelikult käside kodunduse, joonestamise ja keemiaõpetaja. Ühel hetkel mõtlesin, et peaks veel õppima. Eestis ei ole võimalik teha koristamises magistrit ja doktorit, aga täna hommikul tulin näiteks tõlkimast ühte seminari proua Tuula Soantomo doktorikraadiga. Soomes on neid WC doktoreid päris mitu. Esimene oligi WC koristusest. Aga minul siis õnnestus teha pedagoogika teadusmagister koristamise õpetamisest. Ja see oli ka äge teekond. Sellepärast, et kui me räägime õpetamisest, siis üks lause oli neid aastaid väärt. Koolituse tulemusena peavad inimese käitumises ja või mõtlemises toimuma muudatused. Kui ta lihtsalt käib sealt koolitusest läbi ja kõik läheb endist viisi edasi. Vabandust, sellest ei ole kasu.
aga sellest, et saada see kasu, ma pean enne aru saama, mida ta peab hakkama teistmoodi tegema. Nii et ka see koolituse eesmärgistamine. Ja kogemusi on palju, on saanud paljude erinevate maade, meil on siuke kohe tohutu kirg käi erinevates maades vaatamas, kuidas see asi käib. Ja üks selline vahva, meil on ka projekt ja keda see rohkem huvitab, ma võtsin selle projekti raamatut siia kaasa. Projekt puudutab Põhjamaade koristustööde kvaliteedi hindamise standardit ISTA 800, mis Eestis on EVS 914 koristustööde kvaliteedi kokkuleppimine ja hindamine. Ja siin olev koristusfirma Soll on oma Läti osaga ka seal partner, et see standard on 7 maas kasutusel ja me teeme kokku need 7 maad ja nende kogemused. Et milliseid ämbreid tasuks kolistada, mida õppida, mida vältida, et ta tõesti oleks nagu eluterve, mitte ei oleks nagu trahvide rakendamise süsteem. Nii et võt siuksed kogemused, aga asume asja kallale. Et minu lemmik küsimus on, mis on koristamise eesmärk. See tundub nii lihtne ja labane olema ja mõnetab sa oled seda alati küsinud, et nagu samad slaidid. Ma olen siia pannud sellel nädalal tehtud pilte ja ka täna tehtud pilte. Et seni kaua, kui nagu ikka ja jälle tulevad need samad asjad, siis sellest lihtsalt pead rääkima. Ja minu arvates see on kõige tähtsam, et me kõik mõistame hankijad, kliendid, pakkujad, et koristamise eesmärk on puhtus. Ehk et ta peab puhtaks ka saama. Miks ma seda nii rõhutan? Väga paljud hanked on tegevuspõhised. Iga päev see põrand, kord nädalas tee seda, siis tee seda. Aga see ei pruugi üldse viia tulemuseni. Tähtis on tuulemuus ja tegevus peab põhinema sellele, et ma viin ära selle mustuse, mis seal olla ei tohi. Täna hommikune pildsin, et kui siin ämbris on ikkagi mikroküünlapp siukse lodiseva vee sees, siis ante andeks, protsess käib, inimesed palka, ressurss kulub, vesiaine, aga selle puhtusega on see, et me ajame selle kõik ilusti ühtlaselt laiali. Ja me näeme siin veel selliseid pilte, mis siis lõpuks juhtub. See keskmise pildi peal tüüpiline asi, et kui näiteks neid kvaliteedikontrolle teha, siis on üks 10 siukest kriitilist punkti, mis on esimestel kordadel peaaegu alati ühtemoodi. Me ei ole märganud, sest selle süsteemiga idee on see, et ma mõtlen praegu see kvaliteedi järelevalve, mitte nüüd see, milleks me täna siia oleme kokku tulnud, leida üles need kohad, mida me ei ole märganud. Ja nüüd, kui me oleme avastanud, siis ma saan ju sellega midagi teha. Ma olen teadlik sellest. Ja üks ime on see ekraani ümber sete. Tegelikult saab seda väga lihtsalt ära, kui nagu teadlikult toimetada, aga need on kõik kohad täis. Ja see kolmas pilt seal, näete, usinad puhastatud ju. Aga selle tulemusena on ta ikka suhteliselt ära määritud ja mina julgen öelda, et selle eemaldamine võtab 4–6 korda rohkem aega nende mõõtmiste põhjal, mis ma teinud olen, kui selle ära määrimine. Nii et see puhastusteenus peaks eeskätt ikkagi olema see, et ta teeb puhtaks. Ja see skeem on nüüd ägedalt Hollandi koristusarendaja kurult André Delusi nagu materjalidele tunnitud ja minu arvates see peaks olema kogu selle hankimise ja koristusteenuse nagu süsteemi nagu alustala. Mis siin siis on? Sellel teile vertikaalsel on puhtusaste, ehk mida kõrgemal, seda puhtam. Siis horisontaalsel teilel on aeg, ehk et kuskil on see otstarbekas puhtusaste. Selle Insta järgi on see kvaliteediprofiil. Ehk et vaat nii puhas peab olema, mida täpsemalt saavad erinevad osapooled aru sellest, seda lihtsam on. Sest muidu on see, et istun taksosse, ütlen viimid koju. Iga maja ees peatab, küsib, kas see on, ei ole. Et see tähendab koristusmaailmas, et klient ütleb, et ta ei ole mitte millegiga rahul. Ma küsin, mis on must? Ei, ma ei ole millegiga rahul. Aga mis on must? Siis ta ütleb, aga ma pole näinud, mille viimati põrandat pesti. Ja siis niimoodi räägime asjade üle, mis põrandat ei peagi pesema, kui seal ei ole sellist mustust, mis väärb pesemist. Ehk et meil peaks selge olema, et ta ei ole ülepaisutatud, ta ei ole liiga kõrge laetud, aga tõesti otstarbekas see, mida meil päriselt vaja on. Ja nüüd pärast koristust peaks olema see siis saavutatud. Nüüd kulub mingi aeg, me ei tea, milline aeg, me võime seda skeemi kasutada ruumipõhiselt või mingite elementide põhiselt, et näiteks teeme selle ventilatsiooni puhtaks, mille järgmine kord peaks tegema, seirama seda. Sest et see optimaalne sagedus on hästi palju ressurssidega seotud. Ja siis sealt tekibki sagedus. Ehk et kuskil on minimaalne aktsepteeritav tase. Teenuse hankijad võiks hoolega mõelda, et mis juhtub siis, kui see tase läheb nagu sealt allapoole, mis juhtuma hakkab. Aga me täna kahjuks selle üle ei saa siin diskuteerida. Aga nüüd selline, mis on tavapärases elus juhtub, jälle selle nädala pildid, läksime ühte WC-sse 13 korda ööpäevas, ilusti allkirjad olemas, näete seiratud, kõik toimib.
nii nagu peab. Tõenäoliselt kuskil standardis, ma ei tea, on see ISO või mitte ISO, vahet ei ole, aga see veets oli kohutavalt must. Ma panin siia 2 pilti, põrand, kui sinna kauemaks jääks ühe koha peale seisma, et siis jalad tõenäoliselt jääks kinni ja sealt enam ei saaks ära tulla, sest see iga 13 korraga sinna kinni pestud mustus, muudkui aga kasvab. Kui nüüd tahaks seda olukorda nagu parandada, mida ma kuulen tihtipeale, tahetakse veel sagedusi juurde panna. Muidu, kui me 26 korda seda sama asja teeme, mis muutub? Tegelikult paremaks ei lähe midagi. Ressurss kulub ja tõenäoliselt läheb veel hullemaks. Sest see mustus, mis seal nagu karjub, kui me samamoodi jätkame, läheb järjest hullemaks. Ja kui me mõtleme, et mis väärtus sellel tööl on, seal ei ole mingit väärtust. Mina nimetan rämpstööks seda, aine kulub, vesi kulub, keemia kulub, kõik kulub, kui see, mida praegu siin seirama pidi. Töö käib. Ja tihtipeale minu kogemuse järgi ütleb tavaliselt tankijad, me peab sagedamini tegema. Mida siis teha? Ja kus see nagu see vastastikune win-win variant on? Kõigepealt peaks selle WC puhtaks tegema. Ma olen teinud ühe katse, kus hankes oli 24 korda oli nõutud WC koristust. Reaalsuses tehti 6-17 korda. 24 tunni jooksul küsitlesime 500 inimest, kas on puhas või ei ole. Ja selle katse alguses tegime selle vetsu puhtaks. Minu jaoks oli väga üllatav, mida need kliendid värsket mustust talusid. Sellist ei talunud hetkegi. Ja kui lõpuks selle põhjal nagu analüüsisid, et kuidas saaks selle WC koristuse kõige optimaalsemaks, me jõudsime 4 korrani. Pluss siis see paber peab olema õigesti hangitud, õiget dosaatorid ja häirenupud. Et kui näiteks seal midagi juhtub, et siis ei käi see koristaja seal valvamas ehk vaatamas, kas midagi on juhtunud, vaid et kliendid hakkavad ju vajutama. Ja tööaega sai 5 korda vähendada. Nii et, ja paber oli siis see, mida sa sealt tõmbasin, muudkui aga kõik kohad olid seda pudi täis. Ainetest. Nüüd ma võtsin need sellest määrusest siis niisugused punktid. Ainete selline tänapäevase teadliku koristusega ainete kulu on jube väike. Siin võivad solli rahvas parandada, aga ma ütleks, et jääb alla 1%. Näete, noogutatakse. Sellepärast, et siis vajatakse millal, siis kui mustus on nagu vanem, ma panin siia. Ta on nagu kinni, ta ei lahku enam vabatahtlikult. Hoolduskoristuses või mõtleme kodu peale. Enamus lahkub täitsa vabatahtlikult, täitsa lihtsalt ja vee ja mikrobiud lapiga. Ja küll, aga vetsupoit ja mingid kohad nagu seda läheb vaja. Aga ja on hästi palju neid, ütleme siis ilma aineteta lahendusi, et on mikrobiud, on aurud, on spetsiaalkett. Nüüd vesi on juba märksa huvitavam teema. Et kui see veeämber, mida ma täna hommikul ka nägin, lausa 2 korda, ühes kohas ei söelnud pilti teha, sest see oli ikka nii hull, et ma kartsin, et seal võib võib-olla selle mopiga pikki tiirumist ka saada. See oli ikka nii hull, seal oli niisugune tõsine veeuputus korraldatud. Ma olen päris palju mõõtnud stopperiga aega, et kui inimene selle veeämbriga seal jalutab. Ja ma julgen täna täiesti kindlasti öelda, et nii kui ma seda veeämbrit näen, vähemalt, sõna vähemalt, ma olen ka 60% tööajast andmeid saanud. Vähemalt 25% tööajast kulub selle ämbri sellises. Et ma vaatan veed ja pesen moppi ja oleme ausad, mingit puhtust ei tule, sest ta määrib ju, ega seal põrandal olev vesi ei ole puhtam kui siin ämbris. Ja ütleme, et kui nüüd ma püüdsin siia kõigile arusaadavaid numbreid teha, et kui meil on nüüd 8 tundi puhastusteenindaja tööl ja ütleme, et ta käib tunnis 4 korda seda vahetama, siis ta jämedalt 200 liitrit läheb tal päevas vett. Nüüd ma täna püüdsin, helistasin professionaalse mopipesumasina müüjale ja analüüsisime, et kui on 6-kilone masin, mis siis on? Tõesti professionaalne masin. Et sinna läks 50 moppi ja ütleme, et siis umbes 2-4 täistööpäevaga töötava puhastusteenindaja mopid saaks seal pestud. Ja selle kulu siis olenevalt programmist oli 50-70 liitrit. Ehk et ja seda nimetatakse, kuidas siis koristada, kui seda veeämbrit olla ei tohi. Et ma ikka naeran, et ämbrile tuleb need augud võtta sinna põhja kuhida, siis sinna vett sisse panna. Ehk et märgake jälle, igal pool, kus see veeämber on, siis oleme ausad, see ei ole okei koristuses. Ja kuidas on okei, meil on eelnevalt niisutatud lapid ja mopid, üks sai mustaks, võtan järgmise. Ja mis selle taust on siis, et veekulu on jämedalt öeldes 10 korda väiksem, nii nagu see eelmise põhjal. Ja nüüd kujutage ette, sinna ämbrisse pannakse vett ka, või seda ainet tähendab. Ja tihti peale läheb sörtsu ja tortsuna sinna niimoodi. Jah, küll on automaatdosaatorid ja nii edasi.
ainekulu ma julgeks öelda, et jämedalt 20 korda väiksem, sest vaadake, see 200 liitrit ju eeldab ju päris palju. Tööaeg, nagu ma juba korra rääkisin, ja reaalselt, kus on saanud ära muuta, see on päriselt nii juhtunud, et kus nagu, ja mõelgem see miinimumpalgaga tähendab, et 4 koristajast saab 3. Päriselt on see korduvalt nii olnud. Pinnad on raudselt puhtamad, sest et ega, kui koristuses üldse on väga tugevaid reegleid, siis see on see ainult puhta tarvikuga saab puhtust luua. Nii et ja vähem eripuhastustöid ja ausalt öeldes mikroorganismina areng ei ole nii soodustatud, sest kõik niiske on selleks. Ja selline tore väljend koristamisest nagu aseptika, et selliste tarvikutega ma lihtsalt tassin edasi ja haiglas võib see ära rikkuda kogu meditsiinipersonali töö ehk haigla bakterid ja nii edasi. No tarvikud, meil peab olema ka see tarvik, mis aitab seda mustust eemaldada. Ja näiteks mitmele puhastusteenijale ma nüüd hangin. Kas mul on 8 inimest 3 tundi tööl või mul on 3 inimest 8 tundi tööl? Kas ma hangin 8 või 3? Mõlemal juhul on tööaeg 24 tundi. Nii et seal on sellised mõjud. Nüüd paber on selline omaette koht ja see on tohutult suured kulud. Ja sellest võiks rääkida siin 3 korda nii kaua, kui on aega antud. Aga paneks mõtlema selle peale, et see on suures osas eeskätt tegelikult kliendi jäätmed. Ja nemad kasutavad, et kui siin oli, et puhastusteenust pakkuv firma peab enda nagu jäätmeid seirama. Aga mõelge, milline paber, kuhu ja miks. Siin pildi peal on nüüd ükskord ma läksin ühte koristustele kvaliteedikontrolli tegema ja see suur prügikast kuivab pabereid täis. Ma kallasin ümber selle, vaatasin, mis seal on. Seal oli 4 meest oli käinud käsi kuivatamas. Ja näete, seal on maas nüüd see jupp on see, mis oleks võinud olla, ehk nagu 2 tükki, aga nad olid sellised üle 2 meetri pikad. Ja mis selle taust oli, osteti paberit, hangiti hinna alusel ja võrreldi tükke, mis kulub 1 kätte kuivatamiseks. Seal võrreldi, näete seda väikest tükki, aga tegelikkuses käis selline asi on. Ehk et kokkuvõttes selle päris kulu eest oleks võinud nagu kõige kallimad, kõige mugavamad, kõige paberid, paremad paberid tõenäoliselt oleks odavamad. Ja nüüd, kui me tuleme jäätmete juurde, kuigi see suur prügikast tuli ka nagu ära viia, mis seal oli. Nii et selle peale kindlasti tuleb mõelda. Ja mis veel sellist keskkonnahoidlikkust ikkagi mõjutab? Meil Eestis on väga vähe päevast puhastusteenindust. Kui me vaatame Euroopasse, ma käisin 2004. aastal esimest korda Kopenhaagenis ühes ministeeriumi hoones tutvumas selle instaga ehk koristustööde kvaliteedi standardiga. Siis seal toimus kõik päeval koristamine sellel hetkel, kui kõik olid tööl. Ja kuidas see siis käis? Igaüks käib korra ära pausil või kuskil. Ja sellest võiks ka jälle väga pikalt nagu rääkida, aga mis siin on need olulised asjad, mille peale tasuks mõelda? See sama 3 puhastusteenindajat või 8, selle 24 tunni jooksul on, et mis ressursid see kaasa toob. Siis näiteks inimesed on töölt läinud, tuled põlevad, kui koristatakse. Jube huvitav oleks teha katse, palju elektrit kulub ainult sellepärast, et keegi koristab. Siis nende õpetamine ja juhtimine, kas 3 või 8 inimest, see on hoopis teine asi. Ja ka nende pühendumine tõenäoliselt, kas ta käib sealt kiiruga läbi või ta on just nagu selle koha siis see hea andjas. Puhastamine on heaolu teenus, meil on hea ja terve olla puhtas keskkonnas, kas ta on see. Siis, kui ma näiteks õhtul teen, tulevalgel mingid klaasid puhtaks ja järgmine päev vaatan päiksevalgel, siis ma võin ükskõik kui korralikult teha, ma näen hoopis midagi muud. Ja siis on niisugune tunne, et see koristaja üldse midagi teeb küll, aga ta ei näe, päeval näeb paremini. Ja see mustuse eemaldamisega kiirus mängib rolli. Värsket mustust on alati lihtsam eemaldada. Koristusteenuse piirid. See on niisugune huvitav teema ja jälle õudselt pikalt räägiks, aga mis nendest kvaliteedikontrollistest ja nii-öelda hangete järelevalvest silma või mida esile tooks niimoodi lühidalt. Et kui on nagu kohti, mida oma inimesed peavad puhastama, näiteks siin on telefon või mul on telefonide pildistamise seeria. Et väga puhas võib kõik olla, aga nüüd on see telefon seal, mida sa nagu, ja kui see on haigla keskkonnas näiteks, siis on päris hull lugu, ja need telefonid on ikka väga jõhkrad, ja nüüd selline mingi must koht tekitab tunde, et midagi on must ja räpane, ja siis hakkan otsima, mida see puhastusfirma meil siin üleüldse teeb, kuigi see on minu enda. Või siis vastutus vedeleb maas, siis me hakkame süüdlasi otsima, niisugune töörahu on rikutud ja nii edasi. Nii et ja nüüd mõelda, kui need omad inimesed peavad tegema,
nende ressursid, selle valguses me praegu mõõtsime siin teenusepakkuja, aga kas nemad teevad siis ühekordsega või nemad teevad ka mikrokiuga või see on ju tegelikult terviku, mida me keskkonda mõjutada, et see ei ole päris nii. Nii et siin on olulisi asju. Ja kui nagu mõelda nüüd selle peale, et näiteks, et hind, me jõuame alati raha peale juurde, et mis seda hinda mõjutab ja milline on reaalne ja optimaalne aeg, sest et kui kaks firmat pakuvad ikka väga erinevaid nagu hindasid, mille arvelt? Et on olemas selline penduul töökiiruse skaala, et koristamine on selle järgi selline kerge füüsiline töö. Me ei saa teha 100 meetri jooksuvõistluseid, et kui spordiga võrreldes koristamine on maraton, me ei saa joostada 100 meetri tempoga. Ehk töökiirus peaks olema kõigil nagu üks. Et me ei saa kiiremini teha, siis me siis nagu kärssame. Me saame see sama sinise või rohelise ja punase joone tabel, me saame timmida näiteks see sama WC, et me ei tee 13 korda, et me puhtaks vaatame mitu pead. Nii nagu see katse oli, et näete, sai täitsa teatud tingimused 4 hakkama ja väga hästi hakkama. Aga nüüd on vaja teadlikult seda teha. Millisel pakkujal siis seda on? Et see koolitus ei ole ainult lihtsalt koolitus, mäletate, ma toonitasin, et inimesed käitumises ja mõtlemises peavad toimuma muudatused. Et nad peavad seda rakendama. Hollandis on näiteks rakendatud selline süsteem, et inimene ei saagi enne koolitustunnistust just nimelt meditsiiniasutustega, kui minnakse vaatama, et päriselt seda rakendab, sest lihtsalt riskid on nii suured, kui näiteks musta lapiga veetakse edasi. Nii et mis selle taga nagu on, see on nagu oluline. Ja tasub ikkagi alati mõelda selle peale, et aga mida me mõõdame, sest elus kehtib selline reegel. Seda, mida mõõdad, seda saab. Kui me hakkame ikka mõõtma, mida vähem ette on, küllap siis saab ka. Aga siis see võib juhtuda seda, et ma olen sellist asja ka näinud, et see puhastusteenida ei lähegi seal ämbris vett vahetama. Vaid ei, see ei ole üldse naljakas. Ma mõtlesin, et ma teile näitan ühte filmi, aga kui mulle anti nii vähe, mis filmi, niimoodi salaja filmitud, salaja kaamera, et kus ta pesebki nii kaua, kui vesi saab otsa ja siis läheb parem uue. Ehk kui ma hakkan ainult niimoodi vett mõõtma, siis kulge numbrid on ja täidetud, kõik on hästi. Kas puhtaks ka sai? Ei saanud. Ehk et me ei saa ära unustada, mis see kõige tähtsam selle taga on. Nii et eesmärk on veel kord puhtus, siis nii et tõesti on puhas pärast seda. Ja ilma seireta seda teha ei saa. See on nagu koolis tunnikontroll. Meil on vaja peeglit. Või miks kurttummad ei räägi? Meil häälepaaliga töötavad, nad ei kuule häält. Meil on tagasisidet vaja. Mis toimub? Ehk selline niimoodi teadlik mõõdetav vaatamine. Et on ta siis sellise standardi järgi või on ta mingi muu viis, aga ta peaks olema ka dokumenteeritud mõõdetav numbriline, et me näeme trende. Nii et eesmärk on ju tegelikult see, et meil on puhas ja minimaalsete ressurssidega. Tegelikult me ju seda soovime või mis. Ehk siis jälle, kui Hollandi kolleegi Andreed nagu tsiteerida, et tead, helge asi on jube lihtne. Kui hankes on kenasti kirjas, kui sageli, kui puhas peab olema kogu oma tingimustega ja nii pärast tehakse, siis probleeme ei ole. Aga probleeme on palju. Ja muideks Hollandis lõppes asi sellega, et riik lõpetas koristusteenuse ostmise, tasub õppida sellelt turult, et meil nii ei lähe. Ja mis oli põhiline probleem, kui ma küsisin, mis see triiger oli, 7-aastane periood oli, kus siis mindi üle loodi oma koristusüksused, sotsiaalsed probleemid, et ei suudetud inimeste ametiühingud seal, et koristajaid koheldi väga halvasti, olid nad siis tööajad, olid nad siis muud tingimused, et lihtsalt riik ei suutnud selle kõigega tegeleda, otsustas võtta vastutusele endale. Riigiasutused ei osta enam koristusteenust. Ja see ei olnud riigi strateegiasse kirjutatud, et see lihtsalt nagu ei suudetud toime tulla. Nii et mis siis sellest õppida, et üks hea ilus kokkulepe, ilus asjalik, nii et me saame ühtemoodi aru, reaalne, et me saame päriselt nii teha ka, mitte ei ole niimoodi, et me ei saa neid õpetada, meil ei ole selleks ressurssi teiseks on ju, ja pärast nii teha ka. Nii et ma väga loodan, et see loodud siis nagu määrus või säte aitab siis ikkagi teadlikult üheskoos seda maailma puhtamaks teha ja me mõõdame neid asju, mis on neid aitavad sellel teel edasi. Mitte ei hakka ainult seda vett ja ainet mõõtma, et siis peseme võib-olla ilma aineta vee lõpuni, sest siis on ju täidetud tingimused. Ei ole. Aitäh! Aitäh, Helge! Kas meil on tulnud küsimusi Helgele? Ei ole praegu. Väga hea, et siis saan mina hakata küsima ja võib-olla siis minult teiega küsida, et me teeksime väikese arutelu ringi ja räägiksime puhastusettevõtjaga
kuidas nemad seda teadlikku hankimist ette kujutavad ja kes on tark hankija. Aga selleks pean vist vajutama seal mingi nuppe. Võin vist istuda siia lauale. Ja panen siia vahelduseks ka selle kava, et oleks näha, mis meil toimub. Nii. Kas me oleme veel järgis? Suurepärane. Aga Helge, aitäh. Kui sa meie arutelus kuuled midagi, mis tundub sulle väga rumal, siis võikaks seal vahel. Aga Soil Baltics OÜ on täna siin üks Eesti turuliider. Võib-olla tahate ennast tutvustada? Tere, mina olen Mergit. See on Mergit Inno, ma olen Jeeri Limmi, ma ikka tahan öelda teil teist nime. Aga Mergit Inno ja sealt Baltikumi müügi ja turundusjuht. Tere ka minu on, mina olen Priit Sipelgas ja Soil Baltics Eesti tegevjuht. Väga tore ja väga hea meel, et turuosaliste esindaja on ka tulnud siia ja saab nüüd kogu avaliku sektori ees rääkida, kes on tark hankija. Aga alustaks ikka selle küsimusega, mida kui ma telefonis Mergit sinuga rääkisin, sest see võib olla kõige imelikum küsimus. Aga mulle tegelikult tundub see üks kõige olulisemad küsimusi, sellepärast, et kui näiteks Eesti Energia tahab teha keskkonna säästlikumaks oma ettevõtet ja siis hakkab paberarveid väljastama, siis see keskkonna mõju on marginaalne. See on see, kus ei ole Eesti Energia tegevuse keskkonna mõju tegelikult. Ehk see nagu, ma ei taha öelda, et see on nagu pseudotegevus, kindlasti ei taha seda öelda, aga see kindlasti ei ole see nagu oluline koht. Ja kui ma ise seda määrust nagu siin tõlgendan ja kui me teeme ministeeriumiga neid tingimusi riigihanke tingimusteks, et kuidas mulle endale ka tundub, kas mõnes kohas võib-olla tegelik keskkonna mõju ei ole seal, et me lahendame nagu seda probleemi meetoditega, mis võib-olla ei viinud sihile. Et sellepärast see küsimus, et kus peitub puhastusteenuste puhul kõige suurem keskkonna mõju? Ma teen jutu otsa lahti meie poolt, et tuleb tunnustada siis kolleegi ja turuosalist koolitajat helgelt, et väga õiget juttu räägib taaskord. Ja eks ta nii ongi, et selles puhastusteenuste poolelt nüüd see jalajälje suurus, ma ei saa öelda kaduväike, aga ta on ikkagi väike võrreldes nüüd, kui me võtame seda puhastuse protsessi, et mis on siis need kaudsed ja palju suuremad jalajäljed, et see, kuidas siis klient käitleb või kogub liigiti prügi. Meie oleme ainult prügikasti tühjendajad ja äraviijad, eks. Aga see, kuidas ja mis on siis sattunud sinna prügikasti, kui kõik on ühes, siis nii ongi, jalajälg on suur. Ja teine pool on kindlasti see, et tänased koristuskontseptsioonid või ostupooled ongi need, et hommikul vara õhtul hilja mingi valehäbi, et jumala eest, et päevasel ajal nüüd puhastusteenindajad ei näeks. Ütle äkki tere ka veel, see on päris kole lugu. Ja see on elekter, eks. Ja see on jälle see kulu, mida tegelikult nii-öelda ostjad pole väga, ma ei tea, kas siis aru saanud või tähele pannud, et tegelikult see on jalajälg, kus kulu suurus ka ja nüüd nendel viimastel aastatel veel seda enam. Aga see, mis meie koristustööde protsessiga seondub, et seda siis Mergit siin päraspoole või ma ei tea, millal siis näitab ka, et kui palju meil seda prügi ja seda jalajälge tekib, et hoolduskoristusele. Et see on kaduvel. Saan aru, Priit, et siis kaks asja on olulised ja need ei puuduta isegi mitte seda puhastust ennast, vaid puudutab seda, mis hankija hangib, et ta peaks oma asutuse sees jäätmeid koguma liigiti. Ja teiseks ta võiks hankida puhastusteenust nii, et see ei toimuks töövälisel ajal. Ja, see kontseptsioon on, see on juba selles suhtes oluline, et kõik teavad, et tööjõupuudeks, palgasurve, kõik sinna juurde kuuluv, et loomulikult mida pikemad siis on või mida mõistlikumatel traditsioonilistemal tööaegadel saame ka meie oma teenust osutada, et seda tegelikult optimaalsema hinnatasemega on ja seda rahulolevamad on ka meil töötajad, et nad saavad päevasel ajal teha pikemalt tööd.
Et meil täna siis Eestis, Baltikumis on meil 2300 töötajat, Eestis on 1600, et sellest 1600-st, rusikareegel on see, et meil on hõivatuspool. Et keskeltläbi matemaatiliselt pool tööaega saab siis kõik need 1600 töötajad. Ehk ta on väga selline lisatööpõhine, aga ta võiks olla selline, saab 6-8 tundi ja mõistlik kui töö. Ometi see seire puudutab kõik seda puhastusteenust ennast, mida hankija enda tegevust. Et ma saan aru, et siis jäätmeid tegelikult puhastusteenuse käigus väga palju tekib. Ma võin näidata, et võtsin kaasa tavajäätmed, mis tekivad, et enne oli Helge teiga välja, et kas 8 koristajat 3 tundi või 3 tundi või 8 tundi ja 3 koristajat. Aga tõin välja, et põhijäätmed, mis tekivad. Ühekordsed kummikindad, see on siis koristaja kohta ja koristuskorra kohta näiteks. Ja üks prügikott sõltub, eks ju, kui suur see objekt on. Siia me korjame siis seda prügikokku, mis on siis kas siis lautade all või siis ka tegelikult kokku kogutud. Ja mul ei ole aastaga mõne aja taga kord kuus tekib ka üks selline tolmimehe kott. Ma räägingi 500 ruuduse või natuke suurema kontoripinna kohta. Ja lisaks on selline üldvaastusvahend, mida me tavaliselt kasutame. Kui me räägime sellisest 500 või 1500 ruuduse kontori peale, on palju mitte siis vaipa katet, aga on palju sellist kõva pinda, siis parketti või siis PVC. Sellise pudeli aasta peale, kui suudab ära kulutada päriselt ka rohkem ei lähe, seda meil üle liia. Et seda tõesti poleks väga vähe. Need on põhijäätmed, mis tekivad koristuse tegemiseks. Et kui seda nüüd seirata, võib seirata, aga kas on mõistlik? Ma ei tea. Ma tegelikult tahaks Priidu selle jäätmekäitlusele lisada seda, et me pole hästi tihti pöördudes sellega, et maja sees toimub sorteerimine. Maja taga ka, selles mõttes, et konteinerid tellime ära, paneme mingitesse kohtadesse ja siis kahjuks on kohti, kus pannaksegi need jäätmed ühtegi autosse. See on väga kurb. Mis tähendab seda, et kogu see töö, mis on selle enne toimub, see on kõik mõttetu. Jah, me mõtlesime, et see on müüd. Ja see üldjuhul ongi müüd, aga on kohti, kus see toimub. Kahjuks täna ka kindlasti ei ole seda tavapärane, aga on müüd. Aga küsin sellist asja, et ometigi on meil kohustuslikud nõuded, mida ma siin ennist tutvustasin. Ja kui te vaatasite neid, et siis kas nendest nõuetest on mõned, mis tunduvad nagu eriti tõhusad ja võib-olla kas on mingid sellised, mida võib-olla nii tõhusad päriselus praktikas ei pruugi olla. Kuidas mulje on? Me korraks kommenteerid seda nõuete teemat. Meil nüüd esimesed hanked on ka juba laua peale jõudnud koos nende nõuetega ja kahjuks on need kõik vastavustingimused, mis tähendab, et kogu see nõuete pakett on sisse kopeeritud põhimõtteliselt hankesse. Mis tähendab seda, et me peaksime nüüd hakkama sinna mõtlema välja, et kuidas me midagi teeme. Ja enne sa just kenasti ütlesid, et tegelikult ei peaks need vastavustingimustes olema ja tegelikult võiks olla pigem nagu, kui on leping sõlmitud, siis kokkuleppeline ja kui ISO 14 000 on näiteks olemas, võib-olla kas üldse peaks olema. Et minule ei ole see praegu, et mul on silma ees üks suur imeline kool, mis kohe varsti avab ennast ja seal on see nõuete pakett on kõik täielikult kopeeritud sisse. Et mina võiks pigem mõelda, et kas on kõike seda vaja. Siin me peaksime komplimente tegema siis avalikule sektorile, kes meid kuulab ja vaatab praegu, et nad on väga tublisti neid kopeerinud, see on ka meil sõnum olnud, seda me tahame, et nad teeksid. Aga see iga meie, et me tegelikult peaksime andma paremad suunised ja annamegi peagi, tuleb ka juhis välja, et kuhu saab neid tingimusi täpsemalt kirjutada. Aga kuidas sulle tundub, et kas mõni nendest tingimused on mingi iseäraisi asi? Mina arvan, et tegelikult siin oli soovitus näiteks mikrofiiberkapi kasutus tegelikult väga hea mõte, sest see ongi üks põhitöövahend ja see võiks olla olemas. Näiteks lihtsalt näide, et see on meil päevkasutame ja teine põhivahend on see mikrofiiberkapp. Ja kui need õigesti kasutada, siis palju neid korda pesta saab. Neid tegelikult pestakse kuskil pesumasinas kuskil 400–800 korda. See oleneb pindadest, see oleneb mustusastmest. Aga 400–800 korda. Mõne juhul me oleme 10 aastat ühe mopinda saanud seda sama pinda pesta. On objekte, kus on väga väikesed, eks.
see on tegelikult hea nõue. Ma ütlen veel, et kindlasti ühekordsete nende vahendite kasutamise minimeerimine välja haiglate puhul, mis tõesti teatud juhtudel vajavad ühekordseid, aga seda, kus siis kontoris öeldakse, et meie pesumasinat ei pane, tulge peske ühekordsete moppidega, on kohutav. Väga kohutav ja igapäevane teema, kus klient ütleb, et ei ole võimalik panna pesumasinat, aga pesumasinaga saab neid ainult ütleks, mitte millegi muud ei saa. Mis veel? Saan aru, et siis avaliku sektori hankijatel võiks olla pesumasin? See võiks olla must. Et selles mõttes, et kui tahetakse ikkagi pindes puhtaks saada ja vett kokku hoida, et siis see pesumasina koht peaks olemas olema. Need ökomärgisega ained, see võiks olla ka siuke tavapärane, sest need see tavapärane, ma arvan, et ei olegi väga palju ettevõtteid, kes ei kasuta ökomärgisega. Pigem on vahel, kus kliendid ütlevad, et palun oske meile neid poes müüdavaid, mis on need sifid ja nii edasi, et domestos, miks me ei näe siin ja kloorilõhna ei ole, et tegelikult on hoopiski küsimus, et kui tark on see tellija oma soovides. Ja just nimelt on kohapealsed inimesed, et aga ma ei näe, et põrand on piisavalt märgi ja nii edasi. Ma korra küsin vahel selle ökomärgis osas, et me võimime siin päris palju sellega, et kuidas hanke tingimustes ökomärgist kehtestades nagu või ainult ökomärgisele lisaks olema samaväärne märgis, on veel mingid tõendid, mida võib esitada. Kas tegelikult turul, mina ütleks poliitikakujundajatele, ehk see on küll Euroopa Liidu küsimus ka, et Euroopa Liidu poliitikakujundajatele me võiks minna sellele, et ongi ökomärgis. Me peab hakkama võimu selle ümber, et tahame küll ökomärgist, aga sa võid kuidagi ringiga läheneda. Kas tegelikult turuosalist meil ei ole sellega üldse mingit probleemi? Meil on ainult ühe asjaga probleem eripaasustööd, et seal võib juhtuda, et on vaja natukene tugevamaid aineid, millel ei ole seda ökomärgist, aga see on väga marginaalne. Pigem on kõigil soll vähemalt 7-8 aastat juba kasutab ainult ökomärgised tooteid. Siin ma täitsa kohe ütlen paljude turuosaliste poole, et ütleme, et selline hoolduskoristus eeldabki, et ta on täiesti neutraalne aine, veelgi enam, seesama vesi, eks, et kui isegi kraanivesi, seal juba oleneb, kui palju siis seal mineraale ja asju ja värke sees on, et kivi tekib ja nii edasi, aga on ka juba filtreeritud vee ja ioniseeritud vee tooteid, mida meie ja paljud teised ka kasutavad. Ja siis on ka jupp seletamist veel jätkuvalt, et see tõesti toimib, aga see toimib. Ja tänapäeval, kui palju on allergikuid ja kõike muud. Ma arvan, et meil on ikka väga palju veepõhiseks asi juba läinud. See ei ole jälle see koht, et hirmud on palju suuremad kuidagi. Mind ennast hästi häirib see, et see seire terve tööpäeva jooksul siis 4 korda aastaseks, et iga kvartal. Ma mõistan, et ma ei tea, on see suur haigla või mingi kompleks linnak, et lähebki üks päev ära. Aga võtame näiteks riigi kinnisvara objektid, kus tehakse riigihange, 30 objekti, kõik nad on, ma ei tea, 3000–5000 ruutu. Et kas siis on objektipõhine seire, et see on tegelikult päris hull raha, ega seda siis tasuta ei tehta. Päeva lõpuks ju meie kui teenusosutajad kalkuleerime ka selle kulu sisse, et võib-olla mõned ei kalkuleeri algul, aga kui see on oma vitsa kätte saanud, siis järgmine kord juba kalkuleerivad. Ja mida me siis seirame, eks, terve tööpäev. Ja siis kinnisvara haldurid või klientide haldurid seal omakorda kontaktisikud seiravad meid, et kas me ikka olime tol päeval see 8 tundi. Lõpuks on see. Seire, et ole kindlasti on meil koostööd teenida, et need on kõikidest makstud spetsialistid. Veel enam võiks olla. Ja neid samu huvi kinni, et siis jääb. Aga kui ma telefonis ka rääkisin, esiteks hea sõnum oli see, et ökomärgised on juba laialt levinud, nii et stay tuned avalik sektor, sellepärast, et Jätni Kurg Keskkonnaagentuurist kohe varsti räägib meile, mis ökomärgised on head ja mis seal taga nagu ka peitub. Aga siin teemas, et ma rääkisin telefoniga ka teiega, et ütlesite, et see seire on nagu haiglate puhul hästi mõistlik, aga kuskil mujal nagu ei ole mõistlik. Praegu meil on see tingimus kõigil avaliku sektori hankedel, et kui näiteks teeb sinu omavalitsusi, teeb koolimajadele, väiksed koolid, sellised puhastamustele lepingu, siis seal peaks nagu seirama 4 korda aastas üks tööpäev.
kellele siis see seire on vajalik ja mis see seire tulemus on? Seda seegi teada. Mis teie arvates? See sagedus meil on ju minimaalne, eks. Ma sain niimoodi aru. Või tihedamini teha? Ja just. No mõtlen, et kui on näiteks töötukassa 200-meetrine kliendi külastuskoht, ma ei tea, mida 8 tundi kvartalis sein on, istunud oma kõik kliendid üle või mina ei saa aru. Sõnum on teie poolt, et see peaks olema kuidagi piiritletud ruutmeetritega. Kas siis ruutmeetritega või siis nagu, kui oluline puhastustegevus on põhitegevus. Tegelikult veel kord, et haigla puhul see on nii tähtis, et kui seal ikkagi valesti puhastada, siis võib tekkida katastroof. Aga kui ma mõtlen nüüd mingisuguseid tavakontoreid, kui mul 2000 ruutu peab olema segada, siis see küsimus on nagu teine. Me saame aru sellest puhastuse seiramisest. Kvaliteedi seire on väga oluline. Aga see ei ole. Nüüd see, kui palju tekib näiteks moppe või et kui palju on veekulu, et see tegelikult on nagu küsitav, eriti kus on väga väike pind. Me seirame näiteks jäätmeid vaid oma seda puhastusaine kulu igal juhul, sellepärast, et see on üks meie KPI-dest, eks ju. Et kui palju meil on siis vähenenud puhastusaine kulu käibest. Ja see on meil iga aastane üks mõõdikuid. Me seirame veel palju, sest me tegelikult seirame seda, kui palju on vastama objekti kohta kilekotte, mida me kasutame puhastuses. See on meil siseseire nii või naa ja see on osad seotud, et meie ISO 14001-ga ja mitte ainult meie huvitegevusega. Et olla efektiivsem, et olla keskkonnahoidlikum. Aga et mis eesmärk on laiem, jääb natukene aru saanud. Tundub nagu natukene selline pabereile vajalik rohkem kui reaalne eesmärk. Aga Helge, sa rääkis kõva häälega, et mikrofon oleks kuulda. Jah, häält ikka jätku. Et ma ei ole ka jõudnud sellele niimoodi sügavuti minna, aga ütleme, et kui keegi peaks tõesti oma sabast käima, siis see nagu kindlasti eesmärk ei käida. Aga on ju seda elektroonilisi viise seiramiseks. Ja kui ma teen siin näiteid nagu sellega, et kas meil on see eelviisutatud või pesumasina, kindlasti seal oleks eluterve, nii nagu sa teid näiteid ja seirad, et näha, kuidas need trendid on, et kui me kogume andmeid, väga palju rääkima. Mitte, et me ei käi järgi keegi kõrgemalt tasustatud inimene kord kvartalis, et pigem siduda selle kvaliteediseirega, mis muideks on täpselt sama sagedusega kord kvartalis ja mitte ainult Instas, vaid väga paljudes teistes ka, mida ma tean üle maailma standardites, näiteks Ameerika Abas on ja see tundub olema mõistlik. See peaks toimuma tänapäeval kuidagi automaatselt, mitte et keegi käib järgi. Ehk sellelt tuleks nagu hoolega läbi mõelda, et me ei lõika näppu. Ja võib-olla üks ja siis ainete juurde, mida me enne seal ütlemata, viimased 2 aastat ei desinfitseerimine, mida nõutakse. Alles hiljuti käisin objektil, kus ma ei tea, mitme tunnidena käiakse puutepingisid, et puhastusteenust pakub firma desinfitseerimas või kus on kraanikausi peal seep ja desinfitseeriv aine. Desinfitseerivad ained on biotsiid. Eestis on biotsiidi seadus, mis ütleb, et biotsiidi kasutajal, kutselise kasutajal, et see, kes kasutab oma majandustegevusest, peab olema vastav väljaõpe. Ja biotsiid on ju selline aine, mis tapab mikroorganisme ja seda peab tegema õigesti. Seal on väga palju tingimusi selleks ja kui need täidetud ei ole ja kui need musti pindu, näiteks see konkreetne koht, mis on praegu silmades riigiasutus, 6 korda päevas käiakse lisaateenusena seda tegemas, mustad puutepinnad, kuhu pritsitakse midagi peale. Pritsimisega on ka veel nii, et on Norras Bergeni ülikoolis tõestatud, et pritspudelitel, siin me näeme niisutuspudelit, näete, pritspundelite kasutamises, koristamises, ka koduses koristamises terviserisk on sama nagu 20 sigaretti päevas suitsetatud. Seal mõõdeti kopsu mahtu. Reaalselt, kui me kasutame pritspudeleid, siis see on sama kui 20 sigaretti päevas. Siin on nii palju teadlikkusega tegelemist. Ja nüüd, kui nõutakse seda, siis väga suur ressurss, aine, töötajate tervis, keskkond, tegelikult tulemust ei ole. Nii et seda, mida mõõdame, seda saame. Ja mõõtmine ei tohiks minna nagu üle võlli ja nende numbritega peaks midagi olema päriselt ka teha. Siis on asjad point. Ma korra küsin, kuna me oleme rabatusest, ma olen see natuke hälvib meie teemast, aga mis sa selle mõtled, et kui me kasutame pritspudel, mida me kõik kasutame oma kodudes? Kas sa pead biotsiide silmas või sa mõtled? Ei, see uuring oli tehtud 20 aastat, tehti seda, see oli lihtsalt ala põrandapesuainega. Ja Hollandi üks värske uuring ütleb, et 80% pritspundelitest olid saastunud, kus mõõdeti. Ja Hollandis on näiteks normid, kuidas peale iga tööpäeva lõppu peaks pritspudel olema seest ära pestud ja kuivama jäetud.
mina ei ole veel kohanud Eestis reaalses elus inimest, kes nii teeks. Ja praktikas näeb see siis nii välja, et me pritsime sinna tegelikult nagu ühte jama, pluss siis kõik need terviseriskid. Nii et näete, siin on niisugused olulised nüansid, mida peab nagu teadma, et see tõesti oleks jätkusuutlik, sest kas see pudel või pritspudel, siis sealt läheb juba probleemide jaga ja kas selle asja valgusega ainekulud, terviskulud, keskkond ja puhtaks kaitsta. Aga kuidas võiks, tegelikult seda ma küsisin ka pigem, kas teil on lisamõtteid, et kui tahab olla hankija eeskujulik ja arvestada keskkonnahoidlikkuse tingimusi, see siin oli tegelikult päris hea nüanss, mida ma arvan, et see nüüd muutis meie käitumist. Saan aru, et ma peaksin kasutama selliseid pudeleid või pritsima sinna lappi sisse ja siis. Kui ma ei suuda ilma selle pritspudelite kuidagi moodi elada, et ta nagu nii põhivarustuseks ja ma hirmsasti tahan iga päev pesta niimoodi keeruliselt, siis palun jah, selju lappi sisse. Kas on veel mingeid juhiseid avaliku sektori võrgustikele hankijatele, mida nad võiksid, ma tahan olla eeskujulikud, mitte üksnes nagu eeskujulikud koostööhankijad, vaid ka eeskujulikud juriidilised isikud, et nad tahaksid maailma paremaks muuta. See on nagu riigihankijate selline kõrvaleesmärk, et muu hulgas saab keskkonna säästlikumat ja hoidlikumat asju teha. Kuidas puhastusteenustes mida võiks teha? Lisaks sellele, et koristajad töötavad tööaja sees ja et kogutakse riigiti jäätmeid, mida võiks hankija oma hankes arvestada? Mul oskaksin kirjutada võib-olla see mikrokiudapid sisse ja pesumasina olemas. See on juba väga-väga oluline, sest kraani all ei ole võimalik seda puhtaks saada absoluutselt mitte kunagi. Et kogu see lappi ja ämbri teema ausalt öeldes, kui ma nüüd tahaks sellist kutsuda kurja välja, et kui trahvida tahaks, siis trahvima peaks selle eest, et vee ja ämbriga keegi majas ringi käib ja paneb ja loksutab seda märga põrandat, et see tõesti on koht, mis on väga halb. See tundub kõigil iseenesestmõistetav siin, kes aegad eksperdid, aga ma saan aru, et veeämbriga koristaja on midagi, mida keegi taha näha. Ja mina ei saa üldse tegelikult. Sellepärast, et palju tüüpid on? Äkki see ütle hästi kiiresti. Koristamise eesmärk on puhtus ja kui ma lähen linumärja mikroküürmopiga seda tegema, kui meetod on vale, see ei korja seda mustust kokku. Ja see vesi, mis seal ämbris on, see põrandale jääb vesi ja see kuidagi olla puhtalt. Vee molekul laulab ära ja kogu see värk jääb sinna põrandale. Et meil toimub massiline mustusühtlustamine, mitte puhtaks tegemine. Ja keemia maha jätmine. Ja kõik, mis sellega ka. Ja mikrokiudtooted üldjuhul ei tööta, kui nad on liigmärjad. Et mõtled küll, et on armas, aga tegelikult sedagi ei tehta ligemärjaks, et kaugel sellest. Et muidu lähevad need mikrokiud ongi, et eraldi kiudeks, et ta ei võta enam kolm külge. Mida peaks hankija siis riigihanke alusdokumentisse kirjutama? Eelniisutatud koristustekstiilidega koristamine, nii nagu rääkisin, pesumasina võimalus koha peal ja juba on hästi. Juba on veekulu, vaadake 10 korda väiksem, juba on tööaeg 25% väiksem, juba on aineid 20 korda vähem. Sest paraku on nii, et nende veetoodete peale ei saa ka otse suunda panna, et see on juba siis natukene nii-öelda kellegi soosimine. Ja kas on vaja? Ja kas on vaja. Kui ma saan, vaata see loogika peaks olema see, et ma saan kõige lihtsamal viisil selle mustus ära. Ja kui ma lähen selle kraani alla ja teen selle lappi süksu niiskeks ja saan kõik need pinnad puhtaks. Mõtleme ära ka. Mul on autos praegu ka, ta võib ära teha vaata. Et siis, ja kui ta teeb piisavalt puhtaks, siis ei ole vaja neid lisavärke, aga on kohti, kus on vaja. Selline küsimus, et kuidas, me tahaks nagu küsida seda, sest ma kardan, et me lõpetame halva tooniga, aga võib-olla hästi kiiresti ja vastake hästi diplomaatselt, et avalik sektor kuulab. Meil on siin Eesti Pangast omavalitsuste, nii ministeeriumid, ka Rahandusministeerium, suured asutused ja kui te nüüd oma kogemust olete ju teenindate praegu väga palju ruutmeetreid Eesti avalikust sektorist ja turuviidil need osalete riigihanketel aktiivselt, et milliseid vigu näete hankijad teevad? Väga palju on selliseid kergeid vigu, teadmatuse vigu, sama, et ei teatagi küsida neid asju. Sama, et me kirjutame lihtsalt selle uue määruse sisse, sellepärast, et ma veel tegelikult ei tea, aga ma arvan, et see juba võiks olla. Et see on väga väike. Aga väga tihti on see, et toimub hanke sisene ristsubsideerimine, teenuse sisene
ja seetõttu pärast näiteks põhiteenusest makstakse siis kliendina palju rohkem raha, kui kirjutatud siis, et ressurssüsteemil ei ole lubatud. Et viimasel ajal see on trendiks läinud, et näiteks eriteenused siis maksavad üksteist kinni, et näiteks heakorra teenus või heakorra sisekoristus on ju, ja sellest saab 60 punkti ja samas näiteks eritööd annavad 30 punkti, ja eritööd pannakse väga odavaks või vastupidi väga kalliks, sellest, kuidas mõistlik mängida ja seda aktsepteeritakse ja siis lõpuks tegelikult riik maksab selle kinni. Lihtsalt sellepärast on natukene nagu, et me ei tulnud selle peale. Et tegelikult hankijad on väga head matemaatikud või pakkujad on väga head matemaatikud, kui nad tahavad olla. Küsimus on nagu selles põhiväärtustes, et kas ma hakkan matemaatikuks ja hakkan natukene nagu petma või ei hakka pakkujana. See ei ole petmine. No see on lubatud, eks ju. Ja see koolitustel ma iga slaid on, kui ma näen pakkunud, kui ütlen, et ristsubsideerimine on lubatud, hindamiskriteeriumitega manipuleerimine on lubatud ja nulli hinda võib pakkuda, eks ole, eesmärgiga ristsubsideerisse midagi muu peal väga kõrge. Et see on ju tegelikult, mis see lahendus on? Kuidas siis peaks neid erijoodustöid, neid teisi töid, kuidas peaks siis hindamiskriteeriumit kujundama nii, et ei juhtuks nendest pealmaast? No, ma toon ühe näite, mis mul on lihtsalt nii hästi meeles, kuidas see, kuidas siis summeeriti heakorrateenuse kuukäive ja siis kõik eritööde ühikhinnad. Aga heakorrateenus oli võib-olla seal 10 000 eurot kuus ja ühikhinnad olid näiteks euro ruutmeeter. Ja kuidas summeerida? Tegelikult see euro võib-olla on 10 eurot ja kogu mõistes ei kujuta midagi. Et ikkagi mul on väga hästi ja ma võtan tegelikult võib-olla selle aknapesku hinnaga kogu oma kasumit, mis ma võiksin, muidu jääksin ilma, et selles mõttes seda peab mõtlema. Riik võib-olla siin kohe toetamine, mis on hea näide. Üldjuhul tegelikult riigi kinnisvarale on väga head näited, et ei saa öelda, et halvasti oleks. Jah, seda tuleb, olen ka seminaridel ja konverentsidel tunnustanud siin päris mitmed aastad juba, et meie jaoks on kindlasti see hea, et riigil on selline kompetentsikeskus aastate jooksul siis tekkinud riigi kinnisvarana loomulikult. Lõppklientidega on igasuguseid, et nad on nagu sellised vahelülideks lõppkliendi ja siis meie kui pakkujate vahel, aga jah, ma igati nagu toetan seda, et nad on sellised kompetentsikeskuseks Eestis ja vahepeal prooviti ka selliseid hankeid, kuhu pandi siis ka kvaliteedikriteeriumid, nii-öelda hinnakriteeriumite mõttes sisse. Aga see langed ära, et kuni sinna oli välja, et mõned hanked isegi olid niimoodi, et oli preemiasüsteemiga, mis oli päris põnev. Me ise võitsime ka seal mõne hanke niimoodi, et olid kvartaalsed preemiad, kui siis nii-öelda kõigil hästi läks, et see pani veel ekstra nii-öelda tegutsema ja motiveerima. Aga ütleme nii, et meie oleme valmis ümarlaudadeks. Küsimus on, kas riik on valmis ümarlaudadeks, et me oleme neid pakkumisi teinud, et istume maha, et mõistlikult, et räägime. Meil on neid praktikume või praktikaid, mida jagada, mida lauale võtta, aga seda on pigem vähe. Meie valdkonnas, ma ei tea, kuidas ehituses ja muudes valdkonnas. Meie valdkonnas on nüüd väheks jäänud. Ja täpselt nii on, et mida mõõdad seda saad ja loomulikult pakkujad ju mängivad tariifide ja kuumaksumustega ilmselt. Võib-olla on ühe asja lisan, et mis minu arust on väga levinud, see, et hügieenitarviku lisatakse kuutasu sisse, mis on nagu selline hoomamatu kulu. Me teame protsenti, meil on keskmine protsenti aastate jooksul välja arvutatud, et enam-vähem igasugust baasi kohta. Aga kui me toon näiteks COVID-i ajal, kui siis tegelikkuses pooled asutused olid tühjad ja sul on hügieenitarvikud hinna sees, siis tegelikult meie nagu tõesti hinnast rahasi ei kaotanud, meil on väga hästi. Väga suurepärane, et ettevõttel on hinna sees hügieenitarvik ja pooled inimesed tööle käib 90%. Aga ütleme teistsuguse näite, kus siis lennujaama näite, kus täna on lennujaam tühi, aasta pärast on lennujaamas 200% rohkem ja näiteks veel hullem see, et samal ajal tõusevad sõja tõttu hügieenitarvikute hinnad. See on prognoosimatu ja see on meie kulu ja me ei oska seda prognoosida. Aga miks ei ole võimalik see, et me lepime kokku, et meil on sellised tüpolaažid ja meil on sellised hoidikud, mis on targad hoidikud, targad lahendused ja te maksate üksnes ühikupõhiselt, et nii palju kui reaalselt kulutasid, nii palju maksad.
kõik äriettevõtted toimivad selliselt. Päriselt nagu reaalselt ei ole ühtegi äriettevõtet, kes paneme linna sisse. See on negatiivne pool, kui riigihankeid vaadata, et hästi palju ikkagi minnakse seda mugavusteenust tahtma ja ostmas ja lükatakse neid äririske siis selles mõttes vastutust meie kanda, et üks see paberite näide, aga kinnisvara korrashoius laiemalt ka tehnosüsteemide hoolduses on siis see, et 2 tundi tööd peab hinna sees olema ja see töötund hakkab startima siis, kui tehnika objektile jõuab ja lõpeb siis, kui ukse sulgetakse. Kõik need siirdeajad, nagu seda maad ei olegi olemas, et ilmub kui džinn purgist ja tuleb teeb asjad ära. Jah, tahetakse pugavat asja, kõik riskid on meie kanda ja siis vaatame, kuidas välja tuleb, aga ei tule välja. Samas ma saan aru see, et vabatahtlik on see osalemine ja hangetel, mis me siin ikka kurdame. Vaatame dokumentidele otsa ja siis me otsustame, et kas me osaleme või ei osale. Ühe sellise ettepaneku veel võiks teha siis see, et hanki annaks hästi arusaadavat informatsiooni. Et me küsime küsimusi, et me küsi sellepärast, et kellelegi nagu tööd tekitab. Küsimus on arusaamatu või teine variant on see, et hiljuti just käsime mingil ringkäigul ja siis pärast klient ütleb, et jaa, aga ärge nüüd siis kirjutage neid küsimusi, ma vastasin teile kõik ära, aga me peame saama seda kirjalikult selle vastust sellest pärast see leping osa, kui üks siis pakkuja, kes seal hiljem osaleb, ei ole seda küsimust ja vastust näinud, et siis temal on info puudulik. Et võimalikult täpne info kõigile ühtemoodi aru saada ja võrdleme ikka õuntega, et ise ka aru saada, et mida sa tegelikult vajad, et osta seda, mida sa vajad, ära osta seda, mida naabri maja oli vaja. Et see on ka väga tihti, meil on olnud juhuseid, kus põhimõtteliselt on copy-paste nendest dokumentist ja kogemata isegi pole nimi sisse jäänud. Et ma saan aru, et see pakkumise tegemine on väga keeruline. Pigem tehke kergem, lihtsam, raskemat, kutsuge sümaralt, kutsuge 3-4 pakkujat või laua taha ja arutage, et see on okei. Jah, et meie tegelikult oleme täna jõudnud sinna väga paljude pakkumistel, me lihtsalt ei osale. Sellepärast, et need dokumendid, need trahvid, need tingimused on meie jaoks muutunud sellised, et me ei taha seal osaleda. Et on juba täna 10. Lihtsalt mõttetud või on aastaks ajaks hange. Milleks me osaleme hankes, mis on aasta aega, juba üks masin maksab seal võib-olla 50 000 eurot, mida me peame sinna ostma. Taaskord, ei tundu mõistlik. Aga muidu suures pildis kiidame siin paljusid hankeid, kes on väga hästi tööd teinud, on kogemusi. Võib-olla ka see, et kui trahvida, siis trahvida nii, et mõlema pooled mõistavad, et tingimused peavad selgelt olema. Ja nagu Helge ütles, et kui me mõõdame puhtus ja me saame aru, mida me teeme, et siis on selge jaoks. Ehk siis selge tehniline kirjeldus. Väga selge. Aitaks palju edasi. See on ka Karin teab meie lepinguõiguse ja kinnisvaraõiguse valdkonnajuht, et kõige olulisem asi lepingute koostamisel on mis asi, Karin? Selgus. Ja ehk siis lepingu ese, et see, mida ostetakse, sest et tihtipeale väga palju rõhku pannakse vastutuse pealetile, aga vastutust võib ka seadusest võtta, et seda täiesti kopeerimaks. Ja kui teha komplimente, et kuna meil on kogu Baltikum, siis peab tunnistama, et Eesti hanked on väga hästi üles ehitatud ja kõik on arusaadav ja trahvisüsteemid on mõistlikud ja ei ole selliseid olukordi, kus kogu hankesumma ulatuses oleks võimalik see trahvi saada põhimõtteliselt, aga meil on ka selliseid lepinguid ei ole näinud, kus siis kogu 100% ulatuses lepingus teha selle trahvi ja iga tegemata asja eest. Ei olegi ära nagu aru saada, mille eest. Selles mõttes Eesti pakkumised ja hanked on väga okei. Siis 2 märksõna, selgus ja proportsionaalsus. Yes. Ja äkki Mergit rääkis siin sellest, et kopeerida, mida Priit ütles, et shout out meie kuulajatele Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsist, et väga eeskujulikud hankijad ja et nende riigihankeid võib siis kanda dokumente ja võib-olla saada inspektsiooni. Aga Riigi Kinnisvara on väga suured mahud ja võib-olla nad on niivõrd mahukad, et mingi üks pool pisikene kuskil Lõuna-Eestis või isegi Tallinnas
tema ikkagi peaks enda seisukohalt lähtuma, et need nõuded, mis on esitatud, peaksid ikkagi olema tema või vastavusdokumente, tingimused peaksid kehtima tema enda seisukohalt lähtuvalt, mitte nii, et ma vaatan sedasama, et riigi nimisel on äge hange või veel parem RKIK-i, samamoodi super toredad ja head dokumendid, aga kui see ei vasta tema enda nõuetele, siis on hiljem keeruline teile kahjulikult. Mergit, suur tänu sulle, aitäh ka liidule, kes pidi minema juba puhastusteenust. Läheb selle järgi. See oli Baltic Soil, väga suur tänu, et te aitasite meil ka turuosaliste vaatevinklist seda olukorda vaadata. Aga siit on õige aeg minna meie viimase esineja juurde, kelleks on Keskkonnaagentuurist külaline, kes räägib teemal, mis on siin nüüd mitu korda kõlanud ja kõlas ka turuosalistega rääkides. Soll ütles, et enamikul nii teil kui teie konkurentidel on ökomärgised olemas ja keskkonnaministri määrus number 35 mitmeid kohustuslikke tingimusi ja vabatahtlikke tingimusi seostab just ökomärgistega. Nii et väga tore oleks kuulda, et ökomärgised, mis nendega toimub, mida nendega teha ja miks need on head. Aga ma palun siia Kätlin Kurg Keskkonnaagentuurist. Lava on sinu. Ettekanne peaks ka olema siinski. Ja, ma avan ka sinu ettekande. Näe oma hiirt. Me ei oma hiirt üles kahjuks. Mingi põhjusel see hiir ei tule siia. Võib-olla kui... ökomärgised ja koos. Aga palun. Aitäh! Tere siis ka minu poolt, aitäh, et kutsusite. Väga huvitavad ettekanded ja arutelud on juba olnud ja mulle väga meeldis ka öelda, et ökomärgised on puhastusteenuste hulgas saanud juba mingi standardiks, et see on ainult muusika meie kõrvadele. Ja tegelikult ongi niimoodi, et ökomärgiste jaoks kõige parem reklaam või see usaldus tulebki, et võib-olla see ei tule Keskkonnaagentuurist või ministeeriumist, kes tulebki, kui praktikud omavahel jagavad kogemust. Et aitäh sellest. Nii, aga mina siis räägin teile täna peamiselt Euroopa Liidu ökomärgisest, millega siis Keskkonnaagentuur tegeleb. Ja Keskkonnaagentuur ongi Euroopa Liidu ökomärgise pädev asutus. See tähendab seda, et me tegeleme kõigega, mis Euroopa Liidu ökomärgisesse puutub, alustades siis sellest, et panustame kriteeriumite väljatöötamisse, kuvandi kujundamisega ja kõige suurem osa on siis loomulikult taotluste hindamine ja lõpuks selle kõige magusama sertifikaadi väljaandmine. Nii, ja siis ettekande eesmärk on siis anda selline lühike tutvustus, et mis see on ja siis just puhastusvahendite vaatevinklist. Nii, et mis see ökomärgis siis on? Kõige lihtsamini seletatav on see, et on tegelikult looduskaitsevahend. Tema mõjusfäär on siis tooted ja teenused, mida me tarbime, sest neil toodetel ja teenustel, mida me tarbime, on keskkonnamõju. Tema meede on see, et toodetele ja teenustele on loodud siis ranged kriteeriumid, mis teevad siis need tooted ja teenused turul olevate võrdväärsetega siis keskkonnasõbralikemaks. Ja selle looduskaitsevahendi tulemus ongi siis see, et need tooted, mis on saanud ökomärgised, need on keskkonnahoidlikumad ja väga suur osa on ka see, et ökomärgis tegelikult panustab igasugustesse liiduülestesse strateegiatesse. Väga oluline on kliimaneutraalsus, nullsaaste ja ringmajandus. Et kui kriteeriume välja töötatakse, siis alati vaadatakse seda, et millised eesmärgid on Euroopa Liidus looduskaitses. Et kui me räägime ringmajandusest, siis me peame ka toodete puhul mõtlema seda, et millised on pakendid, kas need on taastöödeldavad, kas need on lihtne ringlusest saata, kas me saame neid uuesti kasutada. Nullsaaste puhul täpselt samamoodi, kui kriteeriume välja töötatakse, siis mõeldakse selle peale, et kas ta vastab nendele eesmärkidele, et me peaksime vahetama välja koostisosad siis keskkonnasäästlikema vastu. Et see on väga oluline osa, et Euroopa Liidu ökomärgis ei ole eraldiseisev asi, vaid ta moodustab sünergia siis kogu selle Euroopa Liidu keskkonna eesmärkidega. Nii, aga miks siis usaldada seda märgist? Sellepärast, et maailmas on üle 400 ökomärgise, et miks valida just see Euroopa Liidu ökomärgis või siis temaga võrdväärsed.
Et see usaldusväärsus tuleb suures osas sellest, et Euroopa Liidu ökomärgis on esimest tüüpi keskkonnamärgis. See tähendab seda, et ta vastab mingisugusele ISO standardile. Et on välja töötatud kindel standard, mis annab ette selle, et kuidas kriteeriumi välja töötatakse, keda peab kaasama, kuidas see hindamisprotsess käib. See kõik on mingi standardis kirjas ja siis peale Euroopa Liidu ökomärgis on ka teisi esimest tüüpi ökomärgiseid, neid ma ka natukene puudutan. Seda väljastab siis erapooletu asutus. Euroopa Liidu ökomärgist väljastab Eestis siis Keskkonnaagentuur ja see erinevus väga paljude teiste ökomärgistega tulebki sellest, et paljud ettevõtted võivad ise luua enda ökomärgise, et nad lihtsalt ütlevad, et meie tootel on need väärtused ja nad panevad selle oma pakendile, aga kolmas osapool ei ole seda kontrollinud, hinnanud ja heaks kiitnud, et see usaldusväärsus tulebki sellest. Vastavust tuleb siis tõestada, tuleb ka teste teha, et sealt jällegi see usaldusväärsus, et keegi kolmas osapool vaatab ikkagi üksipulki läbi, et kas ta tõesti vastab sellele, mida lubatakse. Kvaliteet, ta arvestab kogu elutsüklit, väga paljud ökomärgised keskenduvad siis mingile teatud aspektile, näiteks kas siis pakend ainult või mahe toorained. Et Euroopa Liidu ökomärgis on selline, mis vaatab kogu olelusringi. Me alustamegi toorainetest ja lõpetame selles, et kuhu see lõpuks selle pakendi saab panna. See on nagu väga oluline, et on selline kõikehõlmav. Euroopa Liidul on siis ka pikaajaline kogemus. Euroopa Liidu ökomärgis on turul olnud aastast 1992. Kaasatakse siis teadlasi, huvipooli, liikmesriike, see on läbipaistev ja kaasav, see tähendab seda, et kriteeriumid pannakse siis avalikku arutelule, kõikide dokumentidega saab tutvuda, hiljem kui kriteeriumid on heaks kiidetud, siis saab neid kõiki järgi lugeda, tehnilisi raporteid saab järgi lugeda, et kui huvi on, siis seda materjali on väga palju, see on jällegi üks koht, kus usaldusväärsus tuleb. Ja kriteeriumi siis uuendatakse pidevalt ja see on äärmiselt oluline, sellepärast, et meie teadmised keskkonnast, toorainetest, nende mõjust, tehnoloogia kõik areneb ja ökomärgis peab siis sellega kaasas käima. Nii, aga peale Euroopa Liidu ökomärgise siis on veel esimest tüüpi ökomärgiseid. Eestis kõige tuntum on kindlasti luigemärgis. Kui teid luigemärgis huvitab, siis Eestis tegeleb sellega siis Põhjamaade ministrite nõukogu, et nende kodulehel on ka natukene infot selle kohta ja neil on ka siis olemas puhastustoodetele eraldi kriteeriumid. Ja siis võib-olla üks tuntumaid on veel Saksamaa enda märgis, mis on siis see sinine ingel. Et neid on veel, Belgias on oma märgis, Rootsis on oma märgis, aga Eestis ma arvan, Eesti turul on need kõige kiitavamad. Nii, Euroopa Liidu ökomärgis on väga mitmeid tootegruppe, tegelikult on 24 tootegruppi, et on üsna suure haardeline, aga rohehangetega seotud on siis kaks põhilist sellist alajaotust, et kosmeetika loomahooldustooted, kuhu kuuluvad seebid ja vedelseebid, et nendel on omad teatud nõuded ja siis puhastustooted, nende siis kõvade pindade puhastusvahendid, mis ilmselt on kõige olulisemad. Sinna alla kuuluvad siis universaalköögiakna ja sanitaarpuhastusvahendid. Nõudepesumasinas kasutatavad detergendid, käsinõudepesuvahendid ja pesumasinas kasutatavad detergendid. Ja oluline on see, et kuigi need kõik on näiteks puhastustooted, et kõik kuuluvad ühte sinna puhastustoodete rühma, siis kõikidel nendel on ikkagi erinevad nüansid ja erinevad nõuded. Me ikkagi spetsiifiliselt peame vaatama seda, et käsinõudepesuvahend ei ole oma olemuselt sama, mis kõvade pindade puhastusvahend ja neil ei saa olla väga sarnased siis kriteeriumid. Nii, kuidas taotlemine käib? Kõigepealt siis ettevõte, kes soovib ökomärgist taotleda, ta hakkab selle peale mõtlema juba siis, kui ta hakkab mingit toodet või teenust välja arendama. Kohe algusfaasis ta peab mõtlema selle peale, et kas need toorained, mis ta sisse tellib, pakend, lõpptoode, et kas see kõik vastab nendele nõuetele. See on väga pikk protsess, see võib aastaid aega võtta, et see on väga selline pikk ja nii-öelda vaevarikas töö, aga see tasub kindlasti ennast ära. Ja kui see toode on välja arendatud, on vaadatud, et see vastab nõuetele, siis tuleb teha ka testid, et puhastusvahendite puhul tehakse kasutuskõlbulikkuse testid, et need tõesti töötavad. Ja siis esitatakse see taotlus Keskkonnaagentuurile ja meie hakkame siis üksipulki läbi vaatama, et kas need tõendusmaterjalid on piisavad, kas need tõestavad seda, et toode vastab nõuetele, vajadusel küsime lisamaterjale, vajadusel tuleb ka kohapeal käia, et seda kontrollida ja lõpus siis sõlmitakse leping
ja antakse välja sertifikaat. Et see sertifikaat paljude ettevõtete jaoks on selline kirss tordil, et nii pikka aega on selle nimel töötatud ja lõpuks, kui see käes on, siis see on väga pidulik sündmus. Et algusaastatel anti see välja väga pidulikult, nüüd koroona ajal vähem pidulikult, aga see on ikkagi selline väga oluline ja sümboolne osa sellest ökomärgisest. Nii, ja kui nüüd rääkida sellest, et jah, et me usaldame seda Euroopa Liidu ökomärgist ja teisi samaväärseid esimest tüüpi ökomärgiseid, aga miks just valida nad puhastusvahenditena, et miks nad on erilised selle poolest? Et ma toon siin välja sellised põhilised probleemid, millega siis Euroopa Liidu ökomärgis tegeleb, et kui neid kriteeriume hakatakse välja töötama, siis vaadatakse seda toodet, vaadatakse tema olelusringi, siis sealt selekteeritakse välja, et selle olelusringi jooksul, et millised on need kohad, kus selle toote keskkonnamõju on kõige suurem ja siis hakatakse just selle aspektiga tegelema, sellele aspektile luuakse eraldi nõuded. Koostisosade keskkonnamõju on väga-väga suur ja oluline aspekt ja eriti just veeorganismide kaitse ja selle jaoks ongi väga palju siis nõudeid ja kriteeriume koostisosadele, et seal on kindlad lahjenduspiirid, millest üle ei tohi minna, siis vaadatakse kindlasti ainete biolagunevust, sest kui ained ei ole biolagunevad või aeglaselt biolagunevad, siis nende keskkonnamõju suureneb selle võrra. Ja lõpptooted ei tohi kindlasti olla veekeskkonnale ohtlikud, et puhastusvahendid on tihti sellised, mis jõuavad ju otse tegelikult kanalisatsiooni ja oht on see, et otse loodusesse, kuigi ta läbib selle puhastusringi, et kindlasti ei tohiks olla siis veekeskkonnale ohtlik. Ja huvitav on see, et kui te poes ringi vaatate, siis näiteks nagu väga paljud sanitaarpuhastusvahendid on selle märgisega, mis tegelikult näitab, et ta on veekeskkonnale ohtlik. Ökomärgise puhul see kindlasti nii ei tohi olla. Siis teatud koostisosi ei tohi üldse kasutada. Näiteks triklosaanid, mikroplast on väga aktuaalne, millest räägitakse. Teatud koostisosad on siis, võib kasutada piiratud koguses, et neil on siis mingid madalad limiidid seatud ja eriti suur rõhk on lõhn, säilitus ja värvainetel ja ensüümidel. Ja kui me räägime sellest, et need on keskkonnasõbralikud või keskkonnahoidlikud tooted, siis tegelikult on nad ka paremad nende toodete kasutajatele ja eriti kui me räägime puhastusteenustest ja töötajatest, kes iga päev nendega kokku puutuvad, siis peame mõtlema sellele, et need ka nende jaoks oleksid ohutud. Ja väga paljud siis koostisosad, mis on tegelikult keelatud, on ohulausega ka inimestele, ehk siis kas nahka sensiliseerivad või kartsinogeensed, et need on keelatud. Et mõeldud on ka tegelikult inimeste peale. Elupaikade hävimine, et puhastusvahendite puhul on oluline palmiõli, sest väga paljud pindaktiivsed ained, et neid siis toodetakse kasutades kas naftasaadusi või saadusid palmiõlist ja palmiõli siis ökomärgisega toodete puhul peab hankima säästlikest majandustest ja kõige tavalisem on siis see RSPO sertifikaat, mis esitatakse. Ja selle esitab tooraine tootja, mitte ettevõtte, vaid tooraine tootja, kes seda toorainet toodab, et tema siis ütleb, et jah, see pärineb nendest allikatest. Et see on jällegi see, et mitte ettevõte ise ei väida midagi nende toorainete kohta, vaid see tuleb ikkagi algallikast. Jäätmed, väga suur osa puhastusvahenditest. Jäätmete puhul on siis mõeldakse peamiselt pakendile, et pakendid peavad olema siis taaskasutatavad või siis ringlusse saadetavad. Soodustatakse tagasivõtusüsteemi, soodustatakse seda, et pakendid oleksid täidetavad, ehk siis on siis väiksed pudelid ja suured kanistrid, kus hiljem saab neid täita. Ja võib-olla see ei puuduta nii väga puhastusteenuseid, aga inimeste jaoks selle teadlikkuse tõstmiseks siis pakendil peavad olema ka siis kas sellised piktogrammid või lausetena väljendatud, et mis sa selle pakendiga pärast tegema pead, kuhu sa selle panema pead. Et see on nagu väga oluline. Siis vale kasutamine. Puhastustoodete puhul on oht selles, et neid lihtsalt doseeritakse üle. Ja ökomärgisega toodete puhul on see, et see doos peab olema kõige optimaalsem selle jaoks, mida sa soovid saavutada. Ja tihti peab siis olema mitu määrdumisastet, et kui on vähe määrdunud pinnas, siis sa kasutad teatud doseeringut, kui on väga määrdunud pinnas, siis jällegi kõrgemat doseeringut. Ja see on siis kõik tootja poolt paika pandud ja läbi testitud. Ja siin on üks näide ka, et näiteks teelusikatäid kasutatakse või korgitäisi kasutatakse, et see, millega sa doseerid, peab olema sulle kättesaadav
et sa ei läheks seda teed, et sa kallad lihtsalt ämbrisse, kui sa soovid lahjendada, et sa võtad selle korgi ja siis nagu doseerid. Siis, et need tooted mõjuvad ka madalatel temperatuuridel, et näiteks nagu põrandapesuvahendid, mida sa lahjendad, võib-olla selline kõhutunne on see, et sa pead seda panema kuuma vette, aga tegelikult ei pea, et sa võid seda ka jahedal temperatuuril kasutada, toimib ka jahedal temperatuuril, et see on väga oluline, sealt tuleb kas energiasääst, mis on siis selle kliimaneutraalsusega seotud. Ja kasutuskõlbulikkus, et ennem käisid ka läbi, et te ütlesite, et need tooted tõesti toimivad, et see ongi oluline, et jah, need toimivad, et nii-öelda roheliste toodete puhul on neil on selline stigma küljes, et need rohelised tooted ei toimi või et seal ei ole piisavalt nii-öelda keemilisi vahendeid, mis siis seda puhastustõhusust tõstavad, et tegelikult kõik Euroopa Liidu ökomärgisega tooted on testitud, neid peab testima sertifitseeritud laborites, miks ettevõtted saadavad need tooted kolmandatesse osapooltesse, siis laboritesse, kus neid testitakse teatud standardi alusel või siis raamistiku alusel. Ja see toode saab ainult siis ökomärgise, kui ta on turul oleva tootega selle tulemuse poolest võrdväärne või parem. Nii ja siis sellest siin see madal temperatuur ja tõhus doseering on need märksõnad ökomärgise puhul. Nii ja millised Eesti ettevõtted siis omavad seda Euroopa Liidu ökomärgist? Et infot saab kahest kohast. Euroopa Liidul on olemas oma koduleht, kus on olemas register, selle nimi on ECAT. Kui sa avada, siis seal saab selekteerida ja otsida puhastustooteid. Sealt leiab siis puhastustooteid üle Euroopa, et kõikidel, millel on see ökomärgis. Või siis Keskkonnaagentuuri enda kodulehel meil on ka olemas oma väike register, kus on olemas ainult meie välja antud siis Eesti ettevõtted ja siis see toodete nimekiri ka. Ja siin oleme need välja ka toonud. Nii, aga see oligi selline kiire linnulennuline ülevaade, et aitäh teile. Aitäh, Kätlin. Kas on tulnud veebist küsimusi? On väga tagasihoidlik, et küsimusi võib küsida chati kaudu. Seal võib vist ka privaatselt küsida nii, et ei ole siis kardetakse, et on näha kõikidele osalejatele. Aga ma võib-olla küsiksin tarbijana, mitte siis avaliku sektori esindajana, hankijana. Et ma olen vaadanud, tehes nüüd koostööd Keskkonnaministeeriumi agentuuriga, olen vaadanud sisse ökomärgise kriteeriumitele ja näinud seal tõesti neid aineid, mida nagu ei tohiks olla nendes ökotoodetes. Siis nii, triklosaan, mis te nimetasite, ei tahaks seda tegelikult. Ja teistes toodetes ma saan aru poes, võivad need olla. Ökomärgisega ma saan sellise kvaliteedi garantii, et siis mingisuguse keelatud aineid või ebatervislikke aineid seal ei ole. Aga see tekitas mul küsimuse, kui ma poodi lähen, siis ma vaatan Maieri puhastusvahenditest, need on kõige soodsamad. Ma olen aru saanud, et ökomärgise taotlus on kallis, see peaks olema nagu kõik, see peaks toote hinda kergitama, et kuskil hindab see müüt, et ökomärgisega tooted on kuskil 30% kallimad kui seda ilma märgiseta. Siis ma näen, et tegelikult meil on päris palju erinevaid tooteid, kus on erinevaid märgised, siis ma vaatan seda Euroopa Liidu lillekest, et sellega tooted on nagu soodsamad. Kuidas see nii saab olla ja et kas ma, kui ma tarbijana lähen poodi, et kas ma huvitun oma tervisest, et kas ma tegelikult peaksin alati valima ökomärgisega toote? Seda majanduslikku kasumlikkust osapoolt ma ei tea, et seda peaks küsima mõne tootja käest. Aga ökomärgise võlu on see, et see ampluaa on nii lai ja neid tooteid on nii palju, et jah, Maieri tooted on seal võrdväärsed teistega, aga tegelikult mõned tooted on ka kallimad, et see lihtsalt on võimalus nagu valida. Puhastustooted on jah, võrdlemisi odavad või nad on siis sama kallid kui võrdväärne toode, aga mingites tootegruppides on ökomärgisega tooted, mis on näiteks kõvasti kallimad. Et see on paratamatus, sest seal on juba mingisugused tootmiseripärad ja nii edasi. Aga jah, puhastustoodete puhul on tõesti nagu suhteliselt sarnase hinnaga, mis võrdväärne toode, aga seda majanduslikku osapoolt, mis on kõrval teha. Ja see, et kas nagu alati valida see ökomärgis ongi see kindlus, et see on sulle parem, aga see ei tähenda seda, et meie teine toode ei või seda ka olla. Sa lihtsalt ei pea seda uurimustööd ise läbi tegema, et sa ei pea minema poodi ja hakkama guugeldama, et kas see ettevõte vastab mingitele nõuetele või kas see ökomärgis vastab mingitele nõuetele, mis minu jaoks olulised on, et see Euroopa Liidu ökomärgis on seda töö sinu eest juba ära teinud, et sa pead lihtsalt seda
märkama või võrdväärset märgist, kas siis seda luigemärki või sinist inglit, et ta võtab nagu selle sealt ära, et jah, et sa ei pea nagu vaeva nägema ja uurima. Et jah, loomulikult turul kindlasti on väga palju tooteid, mis ei ole ökomärgisega ja on ka keskkonnasõbralikud, aga jah, ökomärgis on selle töö õppus inimest ära teinud. Aga miks üldse on sinine ingel ja mingisugused muud vaatasid Poola ökomärgis, mis on vist otseselt koopia Euroopa Liidu ökomärgisest. Meil on veel seal 10-11 sellist esimese tüübi ökomärgist. Et miks teil vist on, ma saan aru, pigem sinine ingel? Meil on luigemärgid väga palju, aga see on sellepärast, et see on Skandinaaviaks. Miks kõiki ettevõtjaid, kes seda ökomärgist tahavad oma tooted, miks nad ei vali Euroopa Liidu ökomärgist olukorras, kus mulle tundub, et see on nagu ka meie õigusaktis, igal pool Euroopa Liidu õigusaktis pandud nagu selliseks kuldseks standardiks. Miks üldse hakata tegelema muude märgistega? See ilmselt oleneb selle ettevõtja turust ja tema sellest, kes tema ostja on. Et Skandinaavias ongi luigemärgis väga tuntud ja luigemärgis ongi standardimärgis, et kõik teavad, mis asi on luigemärgis. Et võib-olla Euroopa Liidu ökomärgis on natuke konkureeriv seal, et ta ei paista silma, kuigi ta on samade väärtustega. Ja Saksamaal samamoodi see sinine ingel on väga tuntud, ta on riigi enda oma, et inimesed tunnevad ja usaldavad seda, et siin tuleb natukene see konkurentsmängu. Et jah, ma ei oskagi öelda, et see on iga ettevõte, ma arvan, et enda selline tunnetuslikkus, jah, et kes tema nagu see grupp on, kellele ta oma toote on suunanud. Aga ma arvan, et kui sa tahad oma toodet turustada väga erinevates riikides, siis sul on kasulik valida Euroopa Liidu ökomärgis, sest võib-olla luigemärgis ei ole Hispaanias tuntud. See oleneb sellest. Ma tohin küsida ka riigihankega seotud küsimuse, et meil riigihangetes ei ole õigus nõuda ainult ökomärgist, vaid peab võimaldama ka samaväärseid märgiseid ja ka tõendeid, mis ütlevad, et märgise kriteeriumid on täidetud, aga lihtsalt märgis pole taotletud. Mis on kõik selleks, et tagada konkurentsi? Mulle enda isiklikult natuke arusaamatuks, mis konkurentsi tagatakse, mis on need kunstlikud tõkked, mida see hankija justkui nagu tekitab, kui ta nõuab ökomärgis ennast. Ma arvan, et see on aja küsimus, mille Euroopa Liit astub selle sammu edasi, ütleb, et me räägime tegelikult märgistest, me ei hakka enam teesklema. Sest see on natuke teesklus, sest et hankija, te olete ju nõus sellega, et ei saa hakata tegema seda tööd, et ta mingisugused dokumentatsiooni pinnad hakkab tuvastama, kas mingi tootel, kas ta vastab nendele märgise nõuetele või mitte. See ei ole ju tegelikult avalikule sektorile jõukohane. Jah, ma arvan, et kõige lihtsam lahendus ongi see, et sa valid need tooted nende ettevõtjate hulgas, kellel see sertifikaat olemas on. Et siis see on nagu, ta on juba selle sertifikaadi nagu saanud ja kõik on ära kontrollitud. Seda on teinud, eks ole, vastavushindamise asutus, sest märgistada antud, see ongi see sertifikaat. Kuna ainult seda ei saa nõuda, tuleb nõuda ka samaväärsust ja tõendeid, siis me vaatame riigihanke õiguses selle probleemile, et kui tõenditeks on dokumendi pakk ja siis hakkame mis veeorganismidele kahjuliku mõjudel ei ole ja keegi ei oska seda hinnata. See on, eks ole, see on vastavushindamise asutuse töö sisuliselt. Jah, on küll. Teie teete seda tööd. Jah, ökomärgise puhul, Euroopa Liidu ökomärgise puhul, jah. Et te olete nõus, et seda avaliku sektori hankija ei suuda teha, isegi kui väga tahaks? Ilmselt seda pädevust saab tõsta. Küsimus on selles, aga jah. Jah, et nüüd, aga üldiselt kogu avalik sektor, kes meid ka kuulab praegu, kindlasti ei hakka tegema sertifitseerimisasutuse tööd. Nad ei oska seda teha ja nad tegelikult ei peaks seda tegema, sest see on kõik avalik sektor tööaeg. Et seetõttu see lahendus, mille me oleme nagu mõelnud, see on lihtne lahendus, et see peaks olema pakkuja mure, kui ta tuleb mingisugust muude, ma teeks kahtlaste toodetega siis, et mille osas ei ole seda kindlust. Sest ei ole seda sertifikaati, et siis ta peab esitama tegelikult kas vastavushindamise asutuse või erapooletu audiitori nagu hinnangu, et need märgised kriteeriumid on selle toote täidetud. Jah, keegi kolmas osapool peaks kindlasti selle töö nagu ära tegema. Just, mis lõpuks praktikas tähendab seda, et hakatakse kasutama ökomärgiseid, sest täiesti mõtet on ju tegelikult teha. Ja ma saan su mõttest nüüd aru, jah. Just, et seega tulevik on ökomärgiste pealt. Ma loodan küll, jah. Kätlin Kurg, aitäh. Jah. Nii, aga küsimus veebis, kas meil neid on? Kui ei ole, siis mina väga tänan osalemise eest veebis. Me paneme selle koolitusega üles salvestisena ja kohtume juba loodetavasti natuke rohkem kui 6 aja pärast, kui me loodame teha sarnast sündmust siis kontori IT-tarvete osas.
kuna ka seal on kohustuslikke keskkonnahoidlikke nõudeid. Aga aitäh kõigile kuulamast ja jääge terveks!